päevast, tere hommikust, tere õhtust, tere päevast, tere lõunast. Sõltub sellest, kus, millal sina parasjagu seda hetke podcasti vaatama asusid ja vaatama hakkad. Või kuulama hakkad, kui sa oled otsustanud teha seda hoopis YouTube'i platvormi väliselt mõnest muust audioplatvormilt. Igal juhul tere tulemast, vahet pole, kus sa oled või kes sa oled. Tere tulemast järgmisse episoodi. Mul on rõõm, et sa oled siin. Rõõm, et sa oled meiega. Täna paugutame jälle järgmistel teemadel ja seekord on mitmel viisil eriline saade. Üks neist on see, et elukaaslane mul seekord kodus, küll mitte siin elutoas nüüd, aga kolis üles korrusele koos koeraga. Aga ta tavaliselt kodus ei ole. Tema on enda ettevõtte hooaega kokku tõmbamas ja nüüd jääb ju rohkem koduseks ja see on mul ainult suur rõõm siiamaani olen mina üksinda või siis lapsega koos ja ta tuleb hilja õhtul. Aga teine hea uudis või hea uudis või mitte hea uudis, aga teine põnev uudis võib-olla on see, et Kalmar, tere tulemast. Tere. See on põnev uudis, et sina oled siin. Aga meil on üks ühine tuttav. Jah, mina ka ei teadnud seda enne, kui me sinuga olime juba kokku leppinud mingites punktides, mida me teeme, kuidas me teeme, millal. Ja siis selgus, et minu kunagine ümmarguselt 15 aastat tagasi sõber, väga-väga hea sõber, on su poeg. Jah. Vaat, kui väike on Eesti. Väike, jah. Ja kui ma talle seda lugu rääkisin, et tulen Krisi juurde, et aeg on kokku lepitud, siis ta oli tükk aega oli vait, et kuule, ka ma tean seda inimest ja päris lähedalt ja tegelikult ma arvan, et te mõlemad võite olla uuesti valmis suhtlemiseks, sellepärast, et tal on ka elu huvitav olnud ja on oma ala tegija ja et väga vinge. Ta on hullult paugutanud, ma olen silma jäänud, kuidas ta seal toimetab müügivaldkonnas ja väga edukalt ja mul on rõõm olnud näha, kuidas on toimunud elus edukad kannapöörded ka. Ja. No vot, Eesti on väga väike, nii et kes iganes kuulab, vaatab, kunagi ei tea, mis pidi sa kellegiga kokku oled saanud või kuskilt kedagi mingit pidi tead ja see on mõne mõttes, ma arvan, selle osa, ilu osa ja ma ütleks isegi võib-olla seda, et teine, kui lähme päris nagu tänast teemad juurde, Kalmer, et ma ei tea, kas sa oled nõus ja kas sa oled kogenud seda. Me ütleme, et Eesti on väike, maailm on ka väike. Mul oli kunagi, kui ma läksin Austraaliasse, juhtus sükke huvitav kogemus, et ma olin Austraalias elukaaslasega, sama, kes nägid just. Olime seal koha peal olnud võib-olla 2 kuud, võib-olla vähem. Ja siis üks grupis kuskil Facebookis oli, eestlased Austraalias grupis oli postitus, keegi küsis nõu üks tüdruk, mida nagu ette valmistada, kuidas sinna tulla, kus keegi, mida soovitab ja kus te olete. Mitte meilt, aga nagu üleüldse grupilt. Ma vastasin ka midagi, et ma ei tea, valmista ennast ette, et riided kaasas ja bla bla bla, üldist infot, enda kohta midagi rääkinud. Ja läks umbes 2 nädalat mööda sellest postitusest või selle postituse kommentaarist ja kõnnin siis oma nagu sellises elamupiirkonnas, kus oli siuke nagu mingid karavan nii-öelda park justkui, kõnnin nagu ühe oma toast kööki ja mööda lähevad noorpaar. Ja vaatan, jube tuttav näoga tüdruk, aga ma ei tunne teda. Nagu lihtsalt tekkis tunne, et jube tuttav inimene. Et Eesti nägu. Jah, et Eesti nägu. Ja saad aru, see oli see sama tüdruk, kellega ma olin vestelnud pärast ka nagu jaganud kommentaare, mismoodi meie oleme nagu kohanenud siia. Ta ei teadnud, kus meie oleme. Me ei teadnud, kus tema on. Ta oli Eestist kirjutas. Ja ta jõudis oma kutiga täpselt samasse farmi, samasse regiooni, osariiki, piirkonda elama, kus oli meie ja meiega koos töötama. Ja meist said väga head sõbrad ja see härra. Tüdrukuga nii väga ei suhtle, aga härrast ta sai üks mu parimad sõpru. No nii. Ja vaatame, kui ma olen väikendagi maailma, et kirjutab sul keegi Eestist, ma olen Austraalias, me vahetame mõtteid, asukohta ei vaheta. Ja ta tuleb nädala pärast täpselt sinna. Mis on see nagu tõenäosus? Nagu absurd lihtsalt. Tõenäosust ei ole, aga juhuseid ka ei ole. Juhuseid ka ei ole, just. Et millekski sellised märgid on vajalikud ja kes märke oskab lugeda. Näiteks täna hommikul ma lugesin ka märke, et vaatasin, kas on mingeid takistusi, ütleme, siia tulekul ja hommikul üldse. Kõik okei. Ja me ei räägi takistustest, mis on nagu füüsiliselt tee peale, või me räägime nagu milleski muust. Ei, ka füüsiliselt ütleme, et kas liiklus sujub, kas ma lähen kuskilgi endast välja ja sisemiselt ka, et kuidas ma tõusen, mis tunne hommikul on, et nii on jah, et
kõik on millegagi seotud ja kui me kedagi näeme, siis see ei ole juhus ja ju siis sellel konkreetsel juhul pidi ka see tüdruk olid sa vajalik ja just sõprade mõttes, kui sealt midagi arenes edasi, siis see oligi eludel vajalik, sellepärast et osad inimesed meist jäävad maha, kasvamise tempod on erinevad ja teised tulevad juurde ja tegelikult see väline peegeldus näitabki seda, et me liigume edasi. Et selles mõttes tasub selliseid asju märgata. Mul abikaasa märkab numbreid. Et kui me linnas sõidame, siis autode numbrid. No, kombinatsiooni. Ja, ta teab neid kombinatsioone ja siis tal on ka niimoodi, kas kindlustunnet tuleb sellest või? Aga kas sa oled mõelnud, ma lihtsalt jälle nagu provokatiivselt heas mõttes panen sind ka nagu vastama küsimusele, mille peale ma olen ka ise mõelnud ja inimestega arutanud, et see sama numbri näide näiteks või võtame üldse elu juhtub või asi on mõeldud nii-öelda meie jaoks juhtuma või meiega juhtuma. Kas see võib olla ka nagu placebo efekt selle koha pealt, et see, millel on tähelepanu siis, ja fookus, siis seda me saame ka rohkem kogeda. Et kui ma näiteks lähengi täna, ma ei tea, märkan uut Porsche Taycani, mis mulle hullult meeldib ja ma hakkan seda nüüd rohkem märkama, sest ma justkui nagu nüüd olen nagu fokusseeritud selle rohkem alateadlikult. Ikka terve Feng Shui on ju sellel üles ehitatud, et suunata tähelepanu mingite, ma ei tea, paigutustega, meie enda tähelepanu läheb sinna ja siis need asjad põhimõtteliselt hakkavadki juhtuma. See on ka see, kui näiteks nüüd aasta vahetusel teha uue aasta, ütleme sellist soovide lubadusi. Jah, me igal aastal teeme sellised soovide energiaid, et inimesed numerdavad ära oma soovid ja siis energeetiliselt vaatame, milline soov siis tegelikult esimeseks osutub nagu energia poolest ja milline ei osutu. Päris tihti on nii, et on soovid ja siis on seal üks selline paber ka, et midagi muud ja siis järelikult midagi muud on inimesel nagu olulisem kui need sellised materiaalsed soovid tavaliselt. Nii et jah, see tähelepanu suunamine on ikkagi me ju ise kirjutame oma lugu. Ja ise oleme need autorid ja kui miski ei meeldi, me võime ära kustutada. Ei näeviku jätta. Aga alati ei ole väga lihtne ise kirjutada seda. Mulle vähemalt tundub, et ma mõtlen enda elu peale ka ja on situatsiooni ja hetki, kus sa tunned, et sa oled nagu tupikus ja sa ei oska nagu teadlikult seda kirjutada. Ta justkui rullub su ees lahti. Mina olen nüüd päris kaua juba elanud ja ongi koos elusid palju olnud ja ma saan tagasi vaadata, et kui, ma ei tea, sekundi murdosa kuskilgi oleks teistmoodi olnud, siis ma ei oleks siin. Nii et kõik mingid rasked sündmused aja möödudes võivad muutuda heaks. Ja mingil momendil väga erutav sündmus ei tarvitse pärast tagasi vaadates olla üldse enam see. Nii et need märgid muutuvad ja tegelikult on hea, kui me neid märke ei pane, et kui me vaatame lihtsalt sündmusi, kui, ma ei tea, kogemust, kui, ma ei tea, millegi omandamist. Et hästi erinevalt on see, aga tasub jah, usaldada seda, et minevik peaks kuulama minevikku ja pole mõtet neid seljakotte tassida ja tähendab, kõik see, mis on olnud, seda olematuks teha ei saa. Et siin isegi konstellatsioonides, millest me siis täna hakkame rääkima, on niimoodi, et me ei muuda seda, mis on olnud. Ütleme, meil lihtsalt tekib nagu teine vaade. Me vaatame nagu vaatleja seisukohalt või uuest kohast. Aga see ongi muutus selle mõttes tegelikult? Jaa. Kui inimene nagu sellest aru saab, ütleme, seda põhimõtteliselt me muudame natuke pilti enda sees ja selle just teised kohast vaatega, et kui me vaatleme teatud sündmust, siis vaatleja seisukohast või üldse nagu teise nurga alt, siis näeme teistmoodi. Ja see on uus vaade ja see ongi muutus ka siis, jah. Nii on. Sa ütlesid väga
õige märksõna tänasele podcastil, me räägime konstellatsioonist ja päris palju ja võib-olla ma nüüd lõpuni ei saa seda väita, eks ole, ma ei tea täpselt, mis sa siin 2 tunni jooksul me rääkima hakkad, aga tunnetuslikult tahaks öelda võib-olla natuke teistsuguse nurga alt, kui siiamaani räägitud on. Ja sul on tegelikult ju pikk kogemus, on ju? No Eestis 3 esimese seas ütleme, et mina, Maire Taska ja Tiiu Villu alustasid nagu üheaegselt. See umbes mitukümmend aastat tagasi siis juba? No see oli 2008, 2009 me olime juba lõpetanud, nii et me tegime harjutusi 2008, 2006 siis läksime õppima. Kõik läksid ka, Tiiu on õppinud mujal Euroopas, meie siis Venemaal. Ja siis me alustasime. Jah, vene keeles olid konstellatsioonid Eestis umbes 5 aastat parem. Et nii ta on tulnud ja tegelikult ma arvan, et konstellatsioonid on isegi praegu nagu ajast ees. Et seda ongi raske mõista, raske seletada ja ta on nagu selline praktika, mis areneb siis või kasvab. Ühiskonnaga? Jah, teadlikkusega võib-olla. Ja mis on ajast ees ikkagi, et me ei ole selleks veel lõpuni valmis, et kõik vajalik on meil olemas, me ei oska ainult neid antenne õigele sagedusele suunata. Aga kui sa vaatad, täitsa huvi pärast tekkis mõte, et meil on siin ütleme, igas valdkonnas tuleb peale uut põlvkonda, eks ole, ja uusi tegijaid ja uusi avastajaid ja uusi huvilisi ja uusi neid, kes on kirjaga mingi valdkonna suunas, näiteks konstellatsiooni suunas. Ja meil on uut põlvkonda peal. Ants Rootsan on üks nagu näide, eks ole, näiteks. Neid kindlasti on veel. Aga minu esimese grupi õpilane siis. Okei, no võt. Ja mul on küsimus, mis sa arvad sellest, et kui palju on see konstellatsioon muutunud või kui erinevalt seda tehakse, näiteks sinu puhul vanem põlvkond ja siis võib-olla rootslane, kes on nagu noorem põlvkond ja võib-olla veel nüüd mingisugune temast veel omakorda noorem põlvkond, kes tuleb peale. Et kas see ikkagi on läbivalt samasugune või seda on ikkagi juba nagu kohandatud vastavalt siis ühiskonnale või vajadustele? Ei ole samasugune. See ongi niimoodi, et mina tahan klassikas nagu kinni hoida või ma nagu, mulle meeldib klassika sellepärast, et ma tegelen ka õpetamisega ja siis, kui ma õpetamisega tegelen, siis ma, ütleme, pean looma seda vundamenti. Baasi. Kus siis saab siis mingid oma teadmisi lisada, näiteks rootsalase puhul ka natuke hüpnoosi, siis Anastasia, kes jälle selgelt nägijad saates oli, siis tema lisab seda kaarti poolt ja nii, et me kõik oleme kordumatud, ütleme, kasutame neid võtteid, mida me võib-olla varasemast teame, võib-olla oleme ja teeme sellisest nagu kombo, et nüüd viimasel ajal lööb laineid mingi veekonstellatsioon. Vee peal pannakse mingid asjad ujuma ja siis nad kuhugi ujuvad. Ma ka ei tea rohkem. Huvitav, kas seal on see teooria taustal, et vesi mäletab läbi raku mingisuguse mälu? Öeldakse, et vesi on elav. Ja siin ongi hea koht, et ma tahaks öelda, et õhk on elav. Et tegelikult, kus on meie, ma ei tea, mõte tuleb, kas mõte on ikkagi nagu ajutegevusega seotud või ta tuleb väljastpoolt. Et mul on tunne, et mingid ideed ja mõtted. Need söötakse? Jaa. Või me korjame üles kuskilt? Me korjame üles kuidagi mingil moel ja see tuleb ikkagi väljastpoolt. Nii nagu praegu on hästi populaarne on see vaimu teema, et kõik nagu vaimse tervisega. Aga mis on vaimu definitsioon? Et minu arvates seal on nagu segadus. Et meie mõistes vaim on see, mis on inimesest nagu väljaspool. Et hing ja keha on koos, aga me oleme teatud konstellatsioone ka teinud, kus tundub, et kui keha ja hing on heas kontaktis,
siis vaimne osa on lähemal. Kui kontakti ei ole, siis vaimne osa on hästi kaugel. Aga mis see vaimne osa on siis nagu meie enda essents või algolemuse mingi jupike või kuidas seda nagu mõista paremini? Ja mingi suurem tervik, ega me konstellatsioonide puhul ka, ma arvan, et me oleme ikkagi nagu lapsed liivakastis, me teatud asju tunnetame, teame, kõike ei tea ja ega vaimu puhul on ka nii, et seletada võib erinevalt, kellele mingi, ma arvan, et siin pole nagu õiget ja valet, et kellel nagu mingi selgitus sobib, et nii see ongi, et enda jaoks need, kes ma ei tea, õpetavad või mingid teadmisi jagavad, nende jaoks peaks olema nagu mingid definitsioonid nagu olemas, et selge, et mis on näiteks armumine, mis on armastus, ei saa nagu rääkida, kui ei ole sellist eristatavat arusaama. Jah, et kokkulepet, et mis see minu mõistes on, siis sellest tulenevalt ma hakkan seda teemat nagu seletama, et konstellatsiooni definitsioon näiteks on, et see on protsess kinnijäämisest liikumise. Nii et kõik, mis maal põhimõtteliselt peaks liikuma, seisev vesi läheb roiskuma ja protsess ühelgi inimesel ei ole hea kuhugi kinni jääda, et tegelikult me peaks nagu kõigist nendest elulistest kogemustest läbi saama, kui see mingi sündmus on liialt hull meile mingil ajahetkel, siis jah, me jätame nagu mingi hingeosa sinna maha ja siis tuleb keegi siis, ma ei tea, järgnevatest põlvedest korjab selle üles või me siis ise sellega tegeleme teatud aja möödudes, me korjame selle üles ja vaatame sellele otsa ja lähme sealt läbi. Et kui trauma ka tekib, siis see trauma on liialt, sellel momendil võib-olla liialt raske sellest läbi minna või ühest süsteemist mingi sündmus on trauma, teisest süsteemis ei ole. Et see on ka hästi erinev ja sellepärast ongi, et konstellatsioon on nii individuaalne, et siin ka selliseid päris selgeid reegleid nüüd välja tuua on tegelikult suht võimatu, et konstellöör alati konstellatsioonis läheb tundmatusse ja on hea, kui ta mingeid analooge nagu unustab nagu kõik ära, et see on nii ja siis on teatud hüpoteesid ja need tulevad, need ka tulevad. Tegelikult on ju niimoodi, et konstellöör nagu toimetab selle inimesega ja siis äkki tal tuleb mingi tunne. Ja kust see tunne tuleb? Kas ta tuleb siis meie seest või tuleb väljaspoolt? Mul on tunne, et ta tuleb väljaspoolt. Ja siis kontrollib seda tunnet, kas nii võiks olla, ja siis selgub, et paljudel juhtudel nii ongi. Et konstellatsioon on selline teiste sõnadega veel tõde, et näiteks need samad esindajad, kes seal väljal on, nad ei saa öelda midagi sellist, mis ei ole tõde. Et kui konstellöör ütleb ka mingi lause ette, et seal on sellised vabastavad laused, mis siis energiaid nagu liikuma panevad. Jah, liikuma panevad mingid suurnud punkti selliseks. Löövad siis nagu sinna elu sisse natuke, et siis on samamoodi, jah. Et ta ei saa öelda seda, mis ei ole tõde. Et see on hästi huvitav. Siis konstellöör otsib nagu uusi sõnu ja siis mingeid sõnu ta saab öelda. Sul on raamat. Üks on siin laual, üks minu käes. Et raamat nimega Konstellatsioonid, mõttekriips, kas karta või kasutada. Ääretult huvitav pealkiri. Ma jõudsin seda ka tiba sirvida. Läbi lugeda kahjuks ma ei jõudnud seda nii kiiresti. Aga huvitavalt kirjutatud ja mul tekib kohe see küsimus, et aga räägis korra sellest raamatust, kus seda raamatut osta saab ja miks on ta selline pealkiri, et kas karta või kasutada?
no aja jooksul on see nii tulnud, neid pealkirju, ma olen sellest ka ennem rääkinud, oli algul mitu ja jäi lõpuks see, et olen näinud sellist pilti, et osasid inimesi hästi tõmbab konstellatsioon. Nad on saanud nagu oma teemadele, ma ei tea, lahendusi, selgitusi. Ja teisi hoiab hästi kaugele eemale, et milles siis asi on, et tegelikult kartmine on seotud ju mineviku mingite kogemustega. Ja ma siis selles raamatus nagu on kaks põhiideed. Üks põhiidee, et need, kes tahavad karta, need võivad siis karta rohkem. Et loevad raamatu läbi, saavad aru, et see on midagi jama, mingi jama, et siia ei tasu minna. Aga need, kes on kahe vahel, et kas karta või kasutada, siis et nad saaks kindlustunnet selles, et kui kasutada, siis midagi olulist ei juhtu. Konstellatsioon on selline kaheosaline, et on konstellööri osa ja on kliendi enda osa. Ja kui klient ei kasuta seda oma elus, mis ta konstellatsioonis nägi või millega oli seotud, siis see lihtsalt ei hakka tööle. Need on ka see, kes ei usu konstellatsioonidesse, sellega konstellatsioon on ikkagi alateadlike seoste ja energiate tasand ja kui inimesel ei ole usku nagu sellesse teemasse, siis tegelikult võib konstellatsioonis käia, midagi ei juhtu. Aga samas mina, kes ma olen siis 20 aastat konstellatsioonides olnud, no ma ütleks, et kõik on paremaks läinud. Et kehaline, füüsiline olek, sellised teadmised, elu on kingitusi teinud, et ega me kõik mingil eluperioodil võime kuskil põhjas ära käia ja eks sealt need konstellatsioonid tulidki, et see oli kingitus mulle. Ma üldse arvan, et mul on elus hästi palju kingitusi tehtud. Nii nüüd praeguse pere suhtes kui ka kõige selle suhtes, et kuidas ma võin öelda, et ühe elu jooksul ma olen võib-olla 4 elu ära elanud. Et just suhete tasandil näiteks, kui ma oleks kuhugi kinni jäänud, siis kõik oleks nagu tulemata olnud. Aga ma olen otsustanud kasvada ja kasvada saab nii, et esitame endale küsimusi ja hakkame siis neile vastuseid otsima. Sellepärast kõik on isiklik, seesama suunavõtt, seesama feng shui või seesama, et me suuname kuhugi oma tähelepanu ja siis see hakkab toimima ja siis kuhu ma suunan, kas ma suunan miinuspoolele või plusspoolele. Muuseas, kui olla liialt seotud selle minevikuga, siis me nagu energeetiliselt keerame ennast nagu mineviku suunas, me ei vaata nagu elu kulgemise suunas. Ja sealt hakkavad igasugust hädad pihta. Mis tähendab seotud minevikku, kuidas see väljendub selles? Ma pidevalt nagu nämmutan seda minevikku või? Jah, mingi mineviku sündmus näiteks, ütleme, et mineviku sündmused on need, et kui näiteks emal on poeg, kes on liigtarvitab alkoholi, kasutame ilusaid sõnu, siis ema nagu linna peal näeb kogu aeg neid inimesi, kes on purjus. Okay. Ja sellepärast, et ta tähelepanu on kogu aeg seal, et tal ei ole õnnestunud nagu kuidagi midagi poja suhtes nagu paremaks teha. Ja siis me kanname seda ja siis me tähelepanu on seal ja siis me ei näe seda teed enda ette, kus me peaks tegelikult keerama ja liikuma ja siis energia paari suhetes on samamoodi, et kui minevikus oli kõik ilus ja nüüd enam ei ole, siis kuhu seal me pöörame ka selle energia, et see on mõningal määral on ka see selline mõttetegevus, et teadlik, kui ma olen teadlik mingitest asjadest, siis ma tegelikult
oskan käituda, näiteks laste kasvatamisel konstellatsioonidest on hästi suur abi. Ja need lapsed, kes praegu sünnivad, need vajavad teadlikke inimesi. Need vanematel tavaliselt ei ole aega, ei ole teadmisi ja siis näiteks lasteaia kasvatajad, kui nad on teadlikud mingitest nähtamatutest protsessidest, meil on selline fenomen, et päris palju inimesi, naisi peale õpet läheb kuhugi lastega töösse ja neid vajatakse seal. 2 käega võetakse vastu, sellepärast, et neil on süsteemne vaade, konstellööri pilk, näevad ära, mis lapsega toimub. Hiljuti siin oli üks sündmus, kus samamoodi siis algul lastega toimus seal lasteaias mingi segadus, aga pärast kõik see, mis nad kodust olid kaasa võtnud, sai jääda lasteaia ukse taha ja lapsed hakkasid ilusti koos mängima, nii et selliseid lugusid on ilus kuulata, ja nad soojendavad. Et kui me teeme mingeid asju ja teeme nii, nagu oskame ja anname endast parima, nagu sina annad endast parima, mina annan endast parima, no ja siis ongi, võib-olla me eksime, võib-olla meil on mingid tõesti omad nüansid seal juures, aga kui ma tean, et ma annan seda, mida ma oskan ja mis siis mulle nagu sobib, siis mul on enda nagu selle nullpunktiga või keskpunktiga ka kõik korras, et ma ei hakka siis muretsema, kui tuleb mingi, ma ei tea, tagasiside selline, et kellelegi miski ei sobi. Nii et niimoodi ta umbes on. Kui rääkida raamatust, kus seda osta hetkel saab? Osta saab ikkagi meie raamatupoodides on see Rahvaraamat ja Apollo, et mõlemas on müügis. Kusjuures müügis on ka huvitavalt, et kui küsite, et kuhu riiulile see raamat asetada, siis ma ütlesin, et ei tohiks olla esoteerika, on ju. Esoteerikaga konstellatsioonidel ei ole midagi puhub ja ei tohiks olla psühholoogia, sellepärast, et psühholoogiaga mul on ka mingi eriline selline, mul on siin oma taust nagu sellega. Ja lähen ma siis Apollosse ja vaatan psühholoogial. Ei hakanud seal korratama, võib-olla las olla siis, aga ma oleks tahtnud seda enesearengu alla nagu saada. Et ma kirjutasin ka, et aga kui nemad näevad, et nii on nagu parem, siis ma jätan ka nendele spetsialistidele õiguse otsustada siis, kus see raamat võiks olla. Tihtipeale on jah, need konstellatsioonid ja erinevad teraapiavormid on pandud ikkagi esoteerika alla. Väga tihti. Ja Antsu raamat tuli ka esoteerika alla. Ja see on üks selline hästi raskeid punkte, et tegelikult kui konstellatsioonid panna esoteerika alla, siis saabki olla nii, et teaduspõhine nagu neid ei tunnista. Sellepärast, et esoteerika on tõesti omaette tasand. Aga kui konstellatsioonid panna erinese arengu alla, kus inimesel on ise õigus otsustada, kuidas ja mida ta teeb, siis minu arvates ja huvitav on just see, et meil arvatakse, et inimesed on rumalad, et nad ei suuda otsustada ja nad ei suuda aru saada, et mis on hea ja mis on halb aga tegelikult mina ütleks, et ei tasu inimesi nii väikseks teha, et nad nagu millegagi hakkama ei saa ja aru ei saa. Ja. Et nii ta on. Mis on, sa oled pikalt konstellatsioonides olnud, et enam küsimused oleme moodustanud ka selle nurga alt just, et kuidas rääkida sellest konstellatsioonist natukene teise nurga alt kui sellest, et mis see on ja kuidas see käib ja kõike seda tuleb ka juurde, aga me räägime natukene teise nurga alt ja mis esimene asi, millest tahaks nagu kohe nagu peatuda või millel peatuda ongi sama, mis ma endale siia kirja pannud ka, et mis on konstellatsioonides sinu arvates üks sügavam mõte, mida enamik inimesi
kes on kokku puutunud või veel kokku puutunud ei ole, aga mõtlevad selle peale, et võiks, tegelikult ei mõista. Mis on see varjatud süük asi? No tegelikult see sügavam, mida inimesed ei mõista, et see ei olegi nii varjatud. see on niimoodi, et konstellatsioonid ei ole meie igapäevaelu. Me spetsiaalselt läheme teisele tasandile, mingis turvalises ruumis tekib väli ja väljal siis avalduvad teatud seosed. Igapäevaselt me ei ole nende seostega, me ei ole teadlikud nendest seostest ja veel enam, et nad tekivad ka nii, et meil ei ole neist pääsu, sellepärast, et me ei sünni nagu oma peresüsteemi jälle nagu tühjale kohale, enne meid on olnud elu, peale meid läheb elu edasi, et me oleme sellise mingi väikse lüli osas seal konstellatsioonis ja automaatselt konstellatsioon ei tule meie igapäevaellu. Aga varem oli selline uskumus, et niimoodi nipsust ja konstellatsioon tehtud ja nüüd lähen tugitooli ja ootan, et millal on. Maailm näitab mulle. Aga tegelikult siis jah, ja neid intervjuu ajal siis neid sündmusi me küsime sellepärast, et meil on teada sellised energeetilised seosed siis, et kus võib olla siis mingi siis energia seiskumine ühest küljest või kus mingi asi ei ole saanud lõppeda või mingi trauma, mis ei olnud mingil hetkel nagu võimalik läbi elada, mis oli väga ebaõiglane kellegi jaoks, et need tuleb siis hiljem oma ellu tuua ja sealt sügavalt enda seest tuleb läbi minna ja siis alles konstelleerida. Nii et on konstellööri osa ja on selle inimese osa, kes konstellatsiooni tuli tegema, et tema vastutust, kas ta võtab neid asju kasutusele või võtab, mida ta nägi sealt uuest punktist, ütleme uuest vaatenurgast. Et see on selline suurim eksiarvamus. Võib-olla seda viimasel ajal on vähem, aga aastaid tagasi oli see väga, väga suur selline arvamus ja siis oli probleem, et kui kellegiga miskit ei toimunud ja on teemasid, mille peale tehakse konstellatsiooni 3-4 korda. Seal võib olla ka nii, et süsteemi piirid on hästi tugevad ja nad ei taha muutusi, peresüsteemid on jäigad võivad olla ütleme siis natuke leebemad. Millest tekib jäikuse leebus? Või millest sõltub, kas ta on jäik või leebe struktuurilt? No näiteks keegi mingi vanal ajal jäi ellu nagu sellele, et ma ei tea, tegi mingeid kindlaid asju. Ja siis ütleme, et tänapäeval on elu nagu nii palju muutunud, et ei pea niimoodi enam toimetama ja siis need jäigad perereeglid, nad kanduvad perest pere. No näiteks ma võin oma kogemuse tuua, et isa mulle hästi õpetas seda, et kui veoautoga sõita ja süüte võtmes on hästi palju teisi võtmeid, siis see süütelukk kulub ära ja võtmed kukuvad põrandale ja siis õigel ajal ei saa autot ütleme peatada. Aga nüüd ei ole autovõtmeidki enam. Need autod lähevad nupust käima, et mis ma selle teadmisega teen. Mul ei ole mõtet seda teadmist nagu kanda. Ja need ongi need seljakotid, mida me kanname ja milles mõni süsteem võib olla hästi jäik. Ja siis tuleb ka seal need muutused suhteliselt võib-olla nad võtavad aega läbi uue kogemuse, et kui me lubame ütleme, energiate tasandil, et me toome peresüsteemi midagi uut, siis on meil rohkem võimalusi ja siis teistpidi me võime olla nagu peresüsteemi teenistuses. Siis me kaugeneme oma isiklikust saatusest,
põhimõtteliselt ei ela oma isiklikku saatust, vaid täidame seal süsteemselt mingit rolli. Ja need näited on ka igapäevaelus täiesti olemas. Mulle tundub, ja ma ei ole spetsialist, aga mulle tundub, et päris paljud, ma kujutan ette, elavad mitte enda nagu elu või nagu enda saatust, vaid on kinni selles süsteemis siis või kannavad kellegi teise mingeid tegemata asju. Näiteks esimene asi, mis süsteemselt tuleb, on ametite valik. Et on ju kõigil teada, et need kui muusiku on keegi peres, siis lapsest saab ka põhimõtteliselt muusik ja kui on sportlane, siis saab enam-vähem sportlane. Ja siis ongi niimoodi, et vanemate kaudu tuleb meile nagu võib-olla nende unistuste mitte täitumine või et nad ise ei suutnud oma unistusi võib-olla lõpuni viia, aga läbi laste nad tahavad nagu seda teostada ja siin on sportlasi mitmeid, kes isa on treener. Ja pushib jõhkralt. Ja siis ongi nii, et sealt me saame esimesed ülesanded on ju, täidame neid, minul on ka niimoodi olnud, et õpitud erialalt ma olen ehitusinsener. Ja ise tahtis, et ma saaks ehitaks. Aga hiljem ema on mul selline kirikuinimene ja oli, tähendab, vanemad on surnud. Ja siis tema tahtis, et ma oleks laulja, inimestega tegele ja sellised pehmemad asjad nagu. Mida sa täna ka teed? Ja mida ma täna ka teen. Ma tahtsingi öelda, et kuni kuskilgi 40. aastani ma täitsin nagu seda, mis isa soovis, et ma oleks. Ja sealt edasi hakkasin seda kannapööret tegema ja mul elu seda võimaldas. Teen seda, mida ema soovis enam-vähem, mida ma olen. Nii et me ei ole üldse nii vabad, et kuskilgi seal 40-ndates meil tekibki see, kus vanemad kaovad ära juba või nende mõju väheneb. Ja siis alles meil tuleb see idee, et mida ma tegelikult tahaks teha. Kas sealt võib tulla see sisse ka, et sul 40-st on see keske- ja kriis nii-öelda, et elu võib inimestel väga nagu pea peale minna. Et seal kaob mingi mõjutus ära ja teiselt poolt sinu enda siis olemine läheb nagu tugevamaks ja tuleb rohkem esile või see pigem nii üks ühele must näide ei ole, et need oma seotud oleks? Ei, keske- ja kriis, ma arvan, et on teistel alustel, ta on ikkagi, me saame nagu endale midagi tõestada, et sellise süsteemiga nagu nii väga ei ole seotud, see on selline isiklik protsess millestki läbi minna, et pigem jah, ta võib olla mingis mõttes protest, ütleme, et kui on see puberteediaeg on ju, siis me ka kasvame. Et tegelikult on väga suur muutus nagu meie elus, et me nagu noorukiast siis saame täiskasvanuks ja see ajaliselt on küllaltki lühike periood ja see tekitab hästi palju selliseid ettearvamatuid, me ei oska sellega nagu toime tulla ja ma usun, et see mis meil toimub 40-ndates, et tahame midagi endale tõestada või läheme nagu teise, ütleme, teadvustamata piirkonda või oma elu mingisse tsüklisse, kus meil teatud protsessid. Öeldakse, et kui on kriisiaeg, siis ka need, kes ei taha seda kriisi tunnetada, siis need ostavad veel uusi autosid, et endale tõestada, et ma ei ole kriisi. See on umbes sama, et ma tahan endale tõestada, et ma veel suudan ja ma olen atraktiivne. See on see, ma arvan. Aga see on isikliku arenguprotsess, ta ei ole süsteemne, ei ole võib-olla pere teemadega nii seotud. Mul on küsimus ka selles osas, sa rääkisid enne tõest, et konstellatsioon, mida räägitakse, on tõde. Ja enne kui sa saad selle vastata küsimusele ja kui ma küsimuse küsin, ma igaks juhuks panen praegu juba laadima.
et tulles selle tõe jutu juurde, mind lihtsalt paelab see mõte ja ma ise seda kogesin ka. Ma olen käinud konstellatsioonis ka, ma arvan, kuskil 7 korda äkki. See on küll huvitav teadmine. Ja sellest võib-olla 5 korda on Ants Rohtsase juures järjest. Elukaaslane on käinud ka Antsu juures ja mul on teinud ka teised coachid või coachid eesti keeles, kes on kasutanud siis konstellatsiooni enda tehnikatele on tehtud ja mul on seda veel üritanud teha nagu nii välja mängimistega kui ka lihtsalt infona kui ka mingite muude visualiseerimistega, hüpnoosiga. Ma olen natuke saanud kogeda seda. Ja ma pean selles mõttes ütlema, ma ei tea, ma ei saa täna öelda, et konstellatsioon või Ants Rootsan tegi mind korda. Ma ei saa seda öelda, aga ma mäletan selgelt mingeid hetki, kus näiteks ema vastu kadus viha ära pärast Antsu sessiooni. Konkreetselt, ma mäletan seda. Ja siis on olnud mingi coach'i sessiooni, kus ma lihtsalt nutan mingi isa teemade pärast, mis ei olnud üldse kuidagi nagu konstellatsioon, vaid lihtsalt puhtalt nagu selline hästi eksistentsiaalne, filosofeeriline vestlus, ta küsis küsimusi, mina vastasin enda seest. Ja aga mis kõikide puhul nagu hästi huvitav ongi see sama tõe asi, et mul on selgelt meeles, et kui konstellöör neid lauseid siis hakkab ütlema, mida ma kordan, näiteks mingites sisendustes või mahalaadimistes või kuidas iganes on, siis mingi energia tagasivõtmises või siis see kõlab täpselt nagu minu isa või ema räägiks. Ja me isegi töötasime minu vanaisaga, keda mina ei mäleta, vanaisa, vabandust, keda ma ei mäleta, aga mul on temaga mingi tohutu connection olnud just surmahetkel ja enne surma, kui tal vähk oli. Ma olen sellest siin hästi rääkinud ka, aga ma mäletan seda, et kas siis mulle tundus, et tema räägib, kuigi ma ei mäleta teda nagu niimoodi inimesena üldse. Et küsimus on nüüd see, et kuidas see saab olla võimalik, et kus see jutt tuleb? Sinu konstellööri, inimene, kes praegu kuulab, vaatab. Võib-olla see ongi see hirmukoht. Üks neist hirmukohtadest enne. Kuidas ta teab öelda neid lauseid, mis kõlavad nagu minu isa räägiks, minu ema räägib? Sa pead kordama neid kõiki küsimusi, siin on hästi palju. Et esiteks ma siin raamatus toon need kohad välja, kus on süsteemne nagu nägemine, mõtlemine ja igapäevane siis, et kus on täiesti erinevad sellised vaated ühele ja samasel sündmusele. See on üks asi. Konstellööril, kus nad tulevad? Ma enne ütlesin, kus tulevad. Antennid on püsti. Võtad vastu. Ja sealt võtad vastu ja see on huvitav jah, et tõesti tuleb. Et mingil hetkel võib endale täiesti öelda konstellöörina, et ma ei tea, mis siin teha. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Ja siis teisest hetkest tuleb mingi info, et siin äkki on see, et ma katsetan, et ma proovin seda lauset. No ja osutub, et ongi nii. No näiteks need vanaisad ja vanaemade teemad on ka niimoodi, et kui kellelgi on hästi tugev side selle põlvkonnaga, siis seal põlvkonnas on mingi raske sündmus olnud ja siis need vanavanemad, neil ei ole õnnestunud kõike anda nagu oma lastele. Ja siis nüüd see, mida nad ei ole saanud anda oma lastele, nad üritavad anda lastelastele. Aga selle heaga, mis nad soovivad anda, tulevad siis alateadlikult nende samade nägematade seostega ka nende elu sündmused, millest neil endal ei ole õnnestunud läbi minna. Ka hirmud, ma kujutan ette. Ja ka hirmud, jah. Ja siis ongi niimoodi, et konstellöör on õppinud neid seoseid, et mis seal võib olla ja siis katsetab, kas see peab paika, teine asi peab paika. Kusjuures need sõnad, nad jah tulenevalt sellest energiast, mõned konstellöörid lähevad väljale ja tunnetavad, et mis energia seal punktis on, mis vaade seal on. Ja siis selles energias olles sinna teise, kellega on seos, sinna poole vaadates, tulevad ka need sõnad. Ja vahepeal tulevad need sõnad esindajatel iseenesest, nad on hästi nagu kontaktis ja konstellöör ei peagi ütlema. Lihtsalt see ongi tõde, mis seal sõnadesse nagu tuleb, et vahepeal need esindajad tunnetavad hästi ja siis nii ongi.
see on päris hirmus olnud vahepeal. On jaa, see hirmutab jah, et ja siis küsitakse, et kuidas see võimalik on, aga see kuidas võimalik on see, et me tahame seletust, me tahame nagu aju tasandil nagu seletust. Ja järelikult see usaldamise teema, et sellega on meil probleem järelikult. Kui me küsime, et kuidas see võimalik on, siis ma nagu ennast ei usalda ja näiteks sina, kui tegid konstellatsiooni, siis kuidas sulle tundus, et oli ta sulle toeks, abiks, sa said nagu suurema kindlustunde, on ju nii, et see nagu toetab, et me oma mõtetega, liialt palju on selliseid segavaid faktorid, et me oma mõtetega suudaks hästi puhtalt nagu seda saatuse teel olla, aga väljalt saame me tuge ja siis kindlustunnet ja siis me teame, et see, mis ma teen jälle, et see on okei. Näiteks mina ka, kui ma saaks sellise info, et see, mis ma teen, teeb halba mingil moel, siis ma ei teeks seda. Aga mul on ju 3 õppegruppi, ütleme iga aasta õppegrupp ja kui ma näen nende inimeste muutusi, isegi nägusid, kui nad tulevad järgmine kord, mis neil on jälle muutunud, siis see teeb südame soojaks. Ma arvan, et üks hirmu kohtades, kui rääkida sellest, kas karta või kasutada perspektiivist lähtuvalt, siis võib täitsa inimestel olla ka see, et me mainisime enne esoteerikatena märksõnana, et on tõmmatud paralleel ja kui seal on ka eelmised põlvkonnad, siis see paratamatult puudub ka teemat surm ja lahkunud inimesi on ja neid hingetasandeid ja mis iganes veel. Et mul on ka see tunne, et inimesed võib-olla panevad nagu ühte patta, võib-olla mitte päris patta, aga tõmbab paralleeli sellega, et see on enam vähem konstellatsioon nagu mingite lahkunutega suhtlemine. Mingi võib-olla musta maagia poole või võib-olla see on ka üks inimeste mingi hirm, sest et me ju tegeleme inimestega, kes tihti on ka lahkunud siit elust. Jaa. Konstellatsiooni jaoks, tähendab mul endal on selline seisukoht, et kõik, kes on tahtnud siia ilma tulla, millegipärast see on hästi tähtis nagu kosmilisel tasandil, kõik on jätnud mingi energia, mingi jälje, isegi need lapsed, kus on raseduse katkemine või ei ole sündinud või nad ikkagi jätavad jälje selles mõttes, et teised järgnevad lapsed võib-olla tunnevad neid energiaid ja see sündmus ise algul ju lükkab abielupaari lahku ja siis see nõuab pingutusi, et uuesti jälle energeetiliselt nagu heas seoses olla, sealt läbi minna. Et kõik need sündmused, jah, nad tulevad seal esile. Mõned kliendid on niimoodi, et nad teadlikult ei maini mingit asja. Ja siis välja peal see energia on olemas ja siis kui esitad küsimusi, siis alles ütlevad, et ma tahtsin vaadata, et kas see tuleb välja või ei tule. Et nagu katsetavad ka mõningad, jah, et aga hirm, ma ei tea, ma ütlen, et peresüsteemid on erinevad, et naised tunnevad jah rohkem hirmu, mehed tegelikult tunnevad ka hirmu, meestel on ohtlik minna tunnete tasandile. Naised on seal naisenergias, naised siin nüüd tuleb ka vahet, on tunnete tasandiga okei ja vahepeal naised kutsuvad mehi sinna, kutsuvad ka õppesse ja see on ka okei. Aga meestel on see selline teadmata maailm, sellepärast, et meesenergias mehed on ikkagi mõistuse tasandil ja nad tunnevad seal nagu hästi, teavad materiaalse maailma toimimise põhimõtteid, reegleid. Ja sellepärast me olemegi paar, et üks paaris siis väljendaks ühte ja teine teist ja nii et hirm on ikka igal tasandil, see näiteks lapsekaotuse sündmus, see on ka nii, et 10 aastat võib olla kuskilgi ära peidetud ja isegi rohkem. Hiljuti oli konstellatsioon, kus ema sai aru, et nüüd on tütrega juhtunud nagu saatuses sama lugu, mis oli temaga ja ta ei seostanud seda. Aga tütar ise ütles talle, et kuule, et nüüd me oleme siis
samasugused. Et juhtuvad need lood, kuhu ei ole vaadatud, nad korduvad ja kui omal tasandil me nendega ei tegele, siis need antakse lahendada järgmisele madalamale tasandile ja kui see mitu põlve ei ole saanud lahendust, siis võib-olla see, kes kunagi korjab selle teema üles või selle energia, ei tarvitse üldse teada, mis asi oli, et millega ta peab nagu kokku puutuma, et vanasti näiteks peredes oli palju lapsi, siis saadi nagu igal lapsel tuli mingi üks suguvõsa teema võib-olla hiljem, millega ta elus osad siis olidki edukad, teised võib-olla nendel nii hästi ei läinud. Aga nüüd, kui on peres ainult üks laps, siis kahelt poolt süsteemne side jõuab temani ja sellega on päris raske hakkama saada. Ehk siis mida rohkem lapsi, seda lihtsam? Jah, siin on küll nii. Ja peresüsteem ka võib olla selliseid hetki, kus hakkab nagu energia seal vähenema, nagu võib-olla kahanemise suunas läheb. Ja teine peresüsteem läheb kasvamise suunas, järelikult on õnnestunud millegi olulisega nagu korda saada ja saab kasvama. Siin on ka hästi palju näiteid mul isiklikult nagu lähiümbrusest. Et kõik, mis ma täna räägin, et iga asja kohta võiks nagu näite tuua ka, et kuidas need kahanemised ja kasvamised ka peresüsteemis ja huvitav lugu on veel sellega, et kui mõni peresüsteem kahaneb ja lõpetab eksisteerimine, ütleme, et järglasi ei tule, siis tegelikult keegi võtab vastutuse, et ta on elus niimoodi otsustanud, seda vastutust võib-olla võetakse ka vastu mitu põlve enne seda, aga iga peresüsteem tahab elada igavesest ajast igavesti. Ja siis on olnud meil raskeid aegu, mõni võib-olla on oma elu nimel pingutanud, et elu läheks edasi. Ja kui nüüd siis mingil lähimal ajal elu edasi ei lähe, siis tema pingutused on nullilähedased. Et selles mõttes on hästi oluline, et meie pered oleks tugevad ja oleks kasvamas ja oleks terved. Et nüüd on teadlikkus olemas. Need kasutavad, kes tahavad, et lastel oleks kergem, sellepärast, et me pingutame ka oma eludes ju laste nimel. Jah. Lapsed on meie tulevikus. Minu vaade tulevikus. Ja kes siis ei tahaks, et lastel oleks lihtsam, kergem elu kui endal on olnud. Nii et kõiki neid asju me teeme just selle pärast, et lastel oleks rohkem, ma ei tea, õnne, rõõmu, kõike seda. Nii et hirmu võib tunda, aga see ei vii nagu kuhu, et see on ikkagi seisak. Kui palju üldse peaks konstellatsiooni kui tööriist kasutama või peresüsteemi nagu vaatama ja surkima? Ja ma ütlen just surkima sellepärast, et ma olen enesearenguga tegelenud tänaseks. Ma arvan, et umbes selles hetkes, kui ma su pojaga tuttavaks sain ka, võib-olla midagi sinna kanti ja see on tänaseks circa 16-17 aasta pärast juba. Et, ja mind reaalselt nagu, ma kohati nagu tunnen, ma olen nagu ära väsinud sest ammu juba. Et, ja kohati tundub, et seda on mõttetult palju olnud, sellist jube sügavat eksistentsiaalselt nagu surkimist ja otsimist. Ja teisalt on jällegi alati olnud mingid pustetükid, mis lähevad kokku, kui saad mingi kogemusena ja lähed surkima justkui. Aga küsimus sinul, et kui palju tasub üldse tegelikult sinna nendesse erinevatesse varasematesse põlvkondadesse sisse vaadata, kui sügavale pean ma hakkama neid asju üldse vaatama ja kas mingi hetk võiks öelda, et kuule stopp, aitab, hakka nüüd elama. Sest mulle tundub, et me ühiskondlikult ikkagi
mitte kõik, aga väga paljud ikkagi kogu aeg otsivad minevikust neid vastuseid ja siis teine pool on see, kes ennast pidevalt arendab, ütleb, ta pole ikka valmis, kogu aeg ma võin juurde õppida. Ma pole valmis, võin juurde õppima. Ehk ta pole mitte kunagi piisav, on ju. Tegelikult on tohutu amplaa võib-olla teadmiste kogemustega. Et kust maalt tuleb see piir, et kuule, aitab nüüd, mine ela nüüd oma eluvahelduseks ka? No minu seisukoht on, et sõitvat autot sõidu pealt remontima hakata ei ole mõtet. Et see tähendabki seda, et kui ma enam-vähem keskelt hoian sellist mõistlikku tasakaalu nagu oma eluliste sündmuste vahel, siis mina ei torgiks. Näiteks ma isiklikult olen endal päris vähe konstellatsioone teinud. Ma arvan, et ma saan ka kasvada läbi selle, mida ma näen. Ja võib-olla kui hingeliselt tulebki selline vajadus, et tahaks nagu kellelgi kasulik olla või midagi teha, siis esindajana või vaatlejana tasuks mõnikord lihtsalt niisama konstellatsiooni nagu vaadata, et mis seal toimub. Aga see surkimine on tõesti see, et millest ma juba rääkisin, et me siis keerame ennast nagu mineviku suunas. Ja tegelikult see ei võimalda meil näha seda oleviku ja tuleviku suund või tuleviku suunda. Elamist nii on. Elamist, jah. Nii et nii vähe kui võimalik, ütleks mina. Vastavad vajadusele. Kui ikka väga pitita valutab, siis tuleb kui aru ei saa, mis minuga toimub, ma tahaks nagu, et oleks teisiti. Kuidagi ei õnnestu. Siis on suur võimalus, et ma elan kellegi teise saatust ka. Et kui mul tahaks näiteks, et suhetes kuidagi oleks parem. Aga ei lähe, siis järelikult on mingi kordus, kusjuures konstellatsioonides on hästi suur osa kordustel. Ja kordused on see, et konstellatsioonid ei tegele tagajärgedega. Aga igapäevaelu on meil tagajärg. Et me näeme igapäevaelu sündmuseid, need on tagajärg. Ja nüüd konstellatsioonis, kui keegi tuleb näiteks suhte teemaga ja see on kordus ja me toimetame sellega ja me ei jõua selleni, et minevikus keegi on elanud enam-vähem sama saatust, siis tegelikult, kuna see ei ole nagu, see on nagu tagajärg, ei ole põhjus ja me ei lähe sinna algsesse sündmusesse, siis tegelikult midagi ei muutu. Mingi aja pärast see kordub, tuleb tagasi. Nii et konstellatsioon võimaldab jõuda sinna algse sündmuseni ja on hea, kui inimesed nagu on teadlikud või teavad varasemaid saatusi. Mõnikord see väliga näitab seda, et see on juba tagajärg. Et siis saab tuleb sinna vaadata, tuleb sellega tegeleda ja siis saab edasi minna. Nii et nii vähe kui võimalik oleks minu vastus. Nii palju kui vaja. Ja nii palju kui vaja. Just. Nii et see Teen meelduletuse koha peal, et me oleme siin nüüd rääkinud konstellatsioonist. Kui sul on huvi endale see raamat soetada, siis hea kuulaja, vaata, palun mine Eesti suurematesse raamatupoodidesse ja sa need raamatud leiad. Autoriks on Kalmer Kase ja raamatu nimi on Konstellatsioonid, kas karta või kasutada. Anna võimalus, loe. Mulle tundub see nagu lausa privileeg lugeda kellegi raamatut või minul on privileeg täna siin sinuga vestelda, inimeste privileeg kuulata kedagi, kes on olnud Eesti konstellatsiooni üks mõnevõttes alustaladest enne, mille peal on kasvanud uus põlvkond. Et kui otsime tippude tippu, siis nii-öelda võib öelda sinu poole, et sa oled see konstellatsiooni ristiisa peaaegu. No ei, ma ikka nii suurt vastutust enda peale ei võta, sellepärast, et nii-öelda võib-olla reaalsete konstellatsioonide kogemusi võib-olla kellegi teisel on rohkem. Sellepärast, et mul see õppega seonduv osa ei võimalda ikkagi nii palju praktiseerida jah, et mul on tegemist nende grupis olenevate teemadega ja ma teen ka kuus, teen võib-olla 10-12 konstellatsiooni. Aga võib-olla keegi teeb rohkem. Näiteks kui ma käin holistilises instituudis, siis seal ma teen päevas 6 konstellatsiooni. Ja seal on ka nagu
ütleme, et konstellatsioon ei peaks nagu väsitama, aga energeetiliselt ikkagi juhtub, et pinges olek ja selline, et natuke ikkagi õhtul annab tunda. Ma arvan, et see on seotud tugevalt selle vaimse soorituse poolega, et seal ikkagi on ju tööd väga palju, mitte enam nii füüsilist, sa ei tee ju füüsilist tööd, sa ei tõsta midagi, aga ikka on see vaimne pool, et ma ise näen sama asja, mul on täna on kolmapäev, kui sinuga siin salvestame, mul on homme salvestus, mul on reede salvestus ja mul on pühapäeval ühe kliendi, kelle podcasti ma aitan käima tõmmata, nende 3 episoodi salvestus, kus ma ise ei ole saatejuht, aga ma vaatan kõrvalt siis ja filmin ja monteerin pärast. Eks seda on 6 podcasti ja ma tean, et see tõmbab mind pühapäevaks nagu täitsa pilpaks. Ja siis tuleb digitöö, kus ma istun kodus, eks ole, kellegagi räägi. Et vahel on neid intensiivsemaid perioode lihtsalt ja muud ei olegi. Tuleme selle juurde ka, et sa mainisid, ma tegelikult tahtsin kinni võtta, aga see jõudsid ette juba, et sa teed ise ka konstellatsioone 10-12 korda kuus, on ju, enam-vähem. Kui nüüd inimene, kes meid täna siin kuulab ja mõtleb selle peale, et okei, tead, ma olen mõelnud tulla ja mõelnud minna ja mulle on soovitatud ja tead, Malle sai siin lahenduse ja Pille sai siin ja tead, siin teed käis ja ma tahaks ka minna ja need tahaks tulla sinu juurde, siis kuidas ta saaks seda tegelikult teha? Kas ta kirjutab sulle kuskile, kuidas see välja näeb? Ja mis on see ettevalmistus, et üldse olla mõne mõttes konstellatsiooniks valmis? Hea on, kui kirjutatakse, sellepärast, et vahepeal juhtub, et on oluline küsida paar küsimust. Ja need küsimused viivadki sinna, et siis, mis on teema, on ju paari lausega. Siis kui kirjutatakse, siis ei kao see ära. kalmer@konstellatsioonid.ee on see meiliaadress, kuhu kirjutada. Siis õppekoha pealt tegelikult on niimoodi, et kelle vähegi võimalik on siis juhuslike konstellatsioonide tasuks asendada need juhuslikud konstellatsioonid sellise süsteemse lähenemisega ja tulla juba õppesse, et seal me käime kõik need kasvu arenguperioodid, teeme harjutusi, et pigem vaadata seda poolt ka, et ja see õpe on ka niimoodi, et minust ei pea saama konstellöör, et ma tegelikult viin selle oma peresüsteemi, tervendan oma peresüsteemi ja kui siis tuleb tunne, et kellelgi saab kasulik olla, abiks olla, siis ma teen seda, aga tegelikult kõik teadmised on hästi oluline enda jaoks, et need, kellel ei ole õnnestunud ka võib-olla lõpuni käia või ei ole õnnestunud supervisioon teha, siis nad ütlevad kõik, et aga see, mis ma siit sain, see on nagu võrratu. Ehk siis konstellatsiooni saab ise endale ka teha? Ei saa. Aga mingid praktikaid ja teatud alustalasid saab rakendada, et endast parim aru saada? Jaa, niimoodi saab, aga endale ütleme, meil inimesena on kalduvus ennast petta. Ja me ei suuda nagu ise minna, sellepärast need esindajad ka on võõrad inimesed, ei ole hea, kui on tuttavad sõbrad, et mõistuse tasand hakkab vahele segama. Ja oma pereliikmetele ka on küsimärgi all, et ma tean, et tehakse, aga tegelikult teha ei tasuks, et see igapäevaelu tasand liialt hakkab vahele trügima ja me ei ole vabad nagu seal, ma ei tea, nii palju neid energiaid lugema. See on hästi huvitav, sest et nii konstellatsiooni puhul praegu, nagu sa ka väidad ka, ja mul oli mingi aeg saates keegi, kes issa, ma ei mäleta, millega ta tegeles, aga tuli jutuks ka, kelle massöör või midagi ta tegi nagu füüsiliselt kehaga ja ütles ka, et aga enda peal nagu on väga keeruline teha, et iseenesest tehnika töötab, aga püüa lõdvestada ja siis avaldada survet samal ajal endale, et see ei ole võimalik lihtsalt. Võib-olla on, aga et väga keeruline seda saavutada sellist tasandit, kus sa survestad ja teistpidi lõdvestad. Aga me enne rääkisime sellisest asjast, et kui inimesel ei ole usku üldse konstellatsioonidesse ja ta töötab nagu selle vastu ja tulebki sinna umbes, et tõesta mulle ja üldse ei usu, ei taha teada ka midagi, et siis ei tööta. Aga kas on kogemusi või kohti, kus sa oled näinud, et täis skeptik tegelikult, kes tuleb kohale, ma ei tea, kas uudishimust või pool sunniviisiliselt naine või mees siis suunas naine või kes iganes suunas, et ta tegelikult ikkagi sõltumata enda sarvedega vastu puksimisest saab tegelikult mingisuguse eureka ja plahvatuse? No ikka on. Eriti nendel juhtudel, kui siis õppegrupiga on liitunud meesterahvas, et ütleme, ma olen ikka seal soovitanud, et kui on
kui ei ole sellist erilist vastupanu, et tasub koos see koolitus läbi käia. Ma teen seal soodustusi ka, kui on paar või koos elavad inimesed. Ja siis need mehed, need saavad eureka. Et kusjuures see jagamine, meil on selline iga hommik on jagamise ring, kui koolitus toimub, siis see jagamine on nii selline emotsionaalselt tihe, et no see on lahing nagu terveks päevaks, et mis temaga kõik on juhtunud ja millest ta on aru saanud ja kuidas kõik omavahel on seotud. Nii et päris tihti. No, seda on, ma arvan, et kuulajate vaatajatelt küll hea teada, et kus vähegi on selline skeptilisem või hästi intellektuaalne või mõistusinimene. Mina olen kusjuures see, kes tahab, see ongi huvitav, ma ütlen, see on hästi huvitav. Ma olen hästi siuke vaimne, spirituaalne UFO-usku inimene. Ma täitsa usun, et ma olen tunnukas, ma ei ole siit maalt pärit ja võimalik, et ma üldse tunnen, ma olen esimest korda siin ja see on okei. Aga teisalt on see, et mul on nagu tohutu soov aru saada nagu logistiliselt enda ajus, kuidas mingi asi töötab. Ja ka sellest näiteks süsteemist enne või mingist coachingust või mingist muud asjast. Ja siis ma olen tükk aega mõelnud, et mul on väga tihti öelnud terve elu teatud inimeste poolt, kes on ka nagu sellised spirituaalsed või esoteerika suunda ja hästi tunnetavad, eks ole, mehed, naised ütlevad mulle, et ma olen liiga mõistus inimene. Ja siis ma olen mõelnud, et huvitav, et miks see halb on. Ja siis mingi hetk mul tekkis lihtsalt taipamine arusaamine, mida siis human design ja mingid asjad on nagu kinnitanud, et äkki ongi. Tekkis arusaamine, et aga see on minu nagu eripära on võtta vastu informatsiooni, see läbi töötada, ma saada see kogemus, eks ole, kui ma valin seda kogemust saada. Ja siis, miks ma tahan saada seda loogilist, ratsionaalset datat sinna taha, on see, et ma suudaksin selle endale lahti mind mappida ehk ära kaardistada enda peas. Ma suudaks edasi anda inimestele seda, kes võib-olla mitte kunagi ei taha seda nagu õppima hakata või aru saama, aga tal tekiks mingigi pilt, millest me räägime. Ja see on see oskus, mis ma olen avastanud enda puhul. Võtan infot vastu, töötan see nämutan läbi selle enda jaoks ja siis presenteerin seda kas 5-aastasele või 60-aastasele samas vormis, õiges keeles. Et see on minu puhul, mis ma olen avastanud, see vajadus aru saada sellest, aga mingi hetk on see hakanud nagu ka tegelikult takistama, sest ma lähen nagu nii peensusteni välja, ma tahan aru saada, kuidas sa nüüd ühendasid selle minu ema väljaga ennast ära ja kust tuli see sõna ja miks see sõna tuli sellisena. Et see on huvitav koht. Ma ütlen, et mina ka oma mõistust võib-olla ei saa päris ära peita. Vaat see ongi see, et no ütleme, et sa ütlesid ka, et see areng nagu hakkas teatud etapist pihta, et kuni sinnani oli see, kus me kasvasime, kus me olime, see oli olemas. Ja tegelikult seda osa ei õnnestu ära peita. Ja õigetel momentidel me saame seda kasutada. Ma arvan, et mina ka kasutan sellepärast, et no, insenerina ma ei saa nagu tühistada ära kõike seda, mis ma nagu tean. Ja või see on nii, et nagu emapoegadega, et noh, kui isaga ei olnud lähedust, ütleme, ma sain aru, et sinul on ka midagi taolist olnud, minul on olnud, ütleme, et kõik need mehed, kes on sellisel arenguteel, nad on mingil määral tundeinimesed ja rohkem sellises naisenergias. Ja siis, millest ma tahtsingi nüüd rääkida, et ema poegadena me tunnetame ka rohkem ja teeme neid valikuid, noh, näiteks see on ka mingi 30 aastat võib-olla olnud selles energias olemine. Me ei saa seda tühistada. Aga me õpime siis juurde seda, mis tähendab meesenergia, mis tähendab isa pool, mis tähendab ja teades seda, siis teadlikult kasutame võib-olla vähem seda osa, mida minevikus kasutasime ja proovime olla rohkem sellel teel, mis me tahame siis rohkem õppida. Et läbi elu nagu õppimise ja kusjuures viimane asi, millega ma siin enda jaoks tegelen, on selline hea tasakaalu teema, et mulle tundub, et tegelikult meil läbi elu on kasvamine ja see kasvamine peaks olema sellises heas tasakaalus, et meil ei tohiks olla selliseid äärmuslikke punkte, kus ma ei tea, me jääme kuhugi ka kinni või liialt liigume sellest keskteest ära, et selline keskelt läbi kasvamine on okei, kui ma siin psühhiaatrite loenguid siin mõnikord kuulan, siis neid igasuguseid haigusi ja nimetusi,
mis eksisteerivad, neid on nii mõttul, siis mõtled vahel, et tänu Jumalale, et mul on õnnestunud enam-vähem puhtalt sellest kõigest nagu läbi minna, et normaalseks inimeseks enam-vähem olen jäänud, et see on ju suur õnn. Jah, tekib küsimus nagu selle kohta ka, et sa enne rääkisid, kohe jõuame selle õppeprotsessini ka natuke sügavalt, aga puudutades seda konstellatsiooni tulekut, eks ole, näiteks, või siis raamatu lugemist, kust inimene alustada võiks? Kui täna ta on nagu täiesti nullseisust, pole ühtegi kokkupuudet, kas esimene parem kontakt on teooria või parem kontakt on kogemuse teooria? Ehk siis tulla seansile nii-öelda. Nii ja naa. Ma ütleks, et reeglid ei ole. Et tuleb samamoodi tunnetada, et raamatut võib alustada sellest peatükist, mis tundub huvitav, et ta ei ole niimoodi seotud, et peab algusest lõpuni läbi lugema, seal lõpus näiteks on supervisioonide osa, mis on selline väga konkreetne, keskel on lihtsalt minu enda vaade, alguses on see, miks see raamat üldse nagu tuli ja suvalisest kohast võib hakata lugema. Siiani oli väga hea raamat ja meil on õppealuseks ka see Tiiu Boltzmanni raamat, see Perekonna varjatud seadused. Ja ma olen soovitanud seda raamatut lugeda enne kui minna konstellatsiooni, sellepärast et muidu see piltide erinevus, ütleme see, kus me igapäevaselt oleme ja see, mis seal toimub, võib tõesti natuke liiga drastiline ja liiga erinev olla ja seda ongi raske siis vastu võtta. See on samamoodi nagu traumaprotsessid, et kui me sattusime kuskilgi kohta, mis on liialt intensiivne meie jaoks ja me ei suuda seda kõik enda jaoks läbi lasta, siis tulekski eeltööd teha, et rohkem mõista, rohkem aru saada, rohkem tunnetada. Kas me võime sellega välja öelda, et konstellatsioon ei ole quick fix? Just selle koha pealt, et kiire lahendus, et ma lähen nüüd ja tehakse korda. See ei tähenda seda juhtuda või, aga mulle tundub, et me inimestena otsime ikkagi täna ajastul, kus meil on seda ärevust ja stressi nii palju ja rohkem ja rohkem, eks ole. Kas tänu majanduslikul olukorra või selle sõda või iganes siin on siin COVID oli mingisugune mitu aastat tagasi juba. Et kas see võib olla see, et inimesed tegelikult otsivad kiireid lahendusi nendelt terapeutidelt ja kohtumistelt, aga see on tegelikult juba enesest nagu valeootus? Ei saa 100% nõustuda. Et tegelikult on konstellatsioone, kus peale konstellatsiooni tõesti inimene tunnebki enda tükimaad paremini. Kohe on toimunud mingi protsess. See on tunnetuslik, ta saab aru, et protsess on toimunud ja see on kohe. See on kohe peale konstellatsiooni. Nüüd on teine asi, et kas meil õnnestub see kaasa võtta, kas me õnnestub seda säilitada ja kuidas siis vahepeal antakse soovitusi ka kaasa, et kuidas seda situatsiooni nagu, et ta kestaks. Sellepärast iseenesest konstellatsioon on oma olemuselt selline protsess, kus varem on olnud selline saatuse tee, ütleme kuni konstellatsioonini, siis konstellööriga koos see inimene tõstetakse nagu uude kohta. Aga see arengukoht ja uus koht, see vahemaa ei ole läbitud. Ja siis seal uues kohas ei õnnestu neid ankruid nagu ära integreerida. Ja seal uues kohas ei ole sul, ütleme, et ta on nii uus, et sa ei leia seal ühtegi pidepunkti. Ja siis teatud selliste harjutustega saab rohkem. Ja mida rohkem sealt uuest punktist me vaatame tagasi, seda rohkem meid hakkab sinna vanasse punkti tagasi tõmbama. Nii et võib küll nii olla, et peale konstellatsiooni on okei ja see okei võib jääda. Kui okei ei jäänud, siis võimalik, et midagi ei avastatud, võiski olla jälle kordus, ütleme, et sinna korduseni veel ei jõutud, et see, mis inimese elus toimub, on juba varem toimunud kellegi elus ja ta on lihtsalt selle teema nagu üles korjanud ja siis teda tõmbab sinna tagasi, et siis konstellatsioon ei toimi. Aga miks mitte? Saab küll. Tuled konstellatsioonist välja ja vaatad, et päike on ilusam ja kõik linnud laulavad rohkem. Ja.
see on üks asi, mida mina isikliku konstellatsiooni puhul kõige rohkem olen hinnanud, ongi see, et mul tekib uus perspektiiv olukorrale, mis oli olnud. Ja mis mind nagu lohutanud on ka see, ma olen sellega aktsepteerinud ka, et see, ma olen nagu võtnud ka endale pähe, et noh, näiteks Ants Rootsega rääkides, et seal kordas mingeid ema mõtteid, ema lauseid mulle. Ja siis ma üritasin lõpuks aru saada, et kõigega nagu nõus ei olnud, aga ja ma tegelikult ei tea täit tõde ka, pole nagu emaga isa rääkinud mingi situatsioonid, mis nende vahel on juhtunud, eks ole, vanemate vahel. Ja ma tegelikult siiani ei tea tõde, mis tegelikult on ja lõpuks mõtlen, kas üldse on oluline, mis see lõplik tõde on. Et kui ma olen suutnud rahu teha sellega, et võib-olla see variant, mida mulle seal laual välja toodi, võib-olla see on see, mida ema koges, siis see andis mulle nagu selle rahutunde perspektiivi ja arusaamise, et see, kuidas mina nägin, on natuke erinev sellest, millest seal laual justkui välja tuli, millest justkui ema võib-olla näis. Et aga ju siis see on okei võib-olla, et see pildi avardumine sellest, mis võib olla, on aidanud küll mul tulla toime mingite, see ema vihkamine või ma ei tea, isale tõestamisvajadusega või mis iganes see on või mingi vanade klassivendade mingi põlgamine või, et see on ainult toime tulla sellega, et on tekkinud see laienemine enda perspektiivilt lihtsalt. Nii see on jah, et see suurem vaade nagu mingile sündmusele rikastub. Jah, ta nagu selgitab ja mis on konstellatsioonis oluline, on oluline, et ma võtan vastu nagu kõik, mis mulle tahetakse näidata või et näiteks andestamisega ei ole eriti konstellatsioonil pistmist, sellepärast, et on selline kuigi sinna juurde käib andestamine ja ma olen viimasel ajal püüdnud seda sügavamat tasandit mõista või tunnetada, et andestamisel seal on oma osa, aga tegelikult on nagu mõistmisel, et miks näiteks ema ei saanud teistmoodi toimetada, see on terve protsess, mis oli tema selja taga, miks isa just nii käitus, näiteks minu isa, kui ma hakkan nüüd alles hiljuti sain aru, et mul isa võis olla ka emapoeg, sellepärast, et ta oma isaga läks kaklema. Muuseas, kui pojad ja isad kaklevad, siis on ka tervitatav protsess, aga ei tohi üle piirida nagu minna. Ja siis minuga juhtus sama, et kuskil 15-selt ma sain kodust just sellepärast tulema, et tekkis isaga vastasseis ja saatus siis andis sellise võimaluse. Ema tahtis mind paigutada nagu tema asemele. Et ütleme, kasvu juba nii palju oli nagu isa kõrgune ja siis energeetiliselt need asjad toimuvad, aga ma sain sealt kodust minema ja esimene konstellatsioon oligi mul selle teemal enne õppima minekut, et ema oli mul partneri koha peal ees ja siis sinna ei saa ükski naine nagu jääda, sellepärast, et ema energia on alati suurem kui partneri oma ja kuskil 3 aastat on maksimaalselt selline suhe. Et siis naised saavad aru, et miski ei klapi. Ja enne ma juba rääkisin, et 3-4 elu suhet tasandil ongi, et kõigepealt ma läksin suhtesse siis ütleme ema pojana. Siis tänu konstellatsioonidele kasvasin sealt välja. Siis on mul 3 suhet, ma arvan, olnud päästjana. Ja päästjana elamine tähendab seda, et ma ei ela oma saatust. Et kui ma päästan kellegi ära, siis lähen järgimist päästma. Et kui kõik saab nagu enam-vähem okei, siis tegelikult juhtub midagi sellist, et lihtsalt see suhe lõpeb. Tuleb järgmine ja seal on ka vaja päästa. Et seal oligi niimoodi, et esimeses suhtes siis oli poeg ja siis ma läksin kokku naisega, kellel oli 2 tütart. Nii et võtsin nagu hullema koorma veel kandana, mis oli. Ja siis viimastes suhetes, mis ei õnnestunud, olin ma armukesena. Ja kusjuures armukesena nii, mis alles hiljuti, mitte hiljuti, aga millest ma hakkasin lõpus aru saama, et tegelikult tütar oli alateadlikus suhtes oma isaga ja koos kasvatasid poega. Ja kui mina tulin nagu
kui tahtsin tulla isa kohale, sinna partneril kohale, siis isa haigestus ja tütre suhted isaga läksid käest ära ja siis, kui ma lõpetasin või me lõpetasin, tegelikult ta ise tahtis ka seda suhet lõpetada, siis isa tervis kohe paranes. Et sellised seosed on olemas ja kui meie, meil ei ole seda süsteemset vaadet, siis me ei oska nagu niimoodi näha. Siin me lihtsalt raiume seda kogemust, mis kogemus on. Ja, et ma ei tea, millest me hakkasime seda juttu rääkima. Kas ma vastasin kõigile küsimustele? Ma algust ei mäletan, aga ma tahan teha meelduletuse raamatule. Sa küsisid seda, et kas nipsust on. Jah, quick fix nii-öelda, just. Aga raamat, konstellatsioonid, kas karta või kasutada, on leitav suurimatest raamatupoodidest ja minge lugege, kui ei ole ühtegi raamatut lugenud, mis räägib konstellatsioonist. Ma arvan, et Kalmer on üks paremaid inimesi, kes sellest võiks ka rääkida sellisel viisil. Aga küsimus, millele sa tegelikult vastanud veel ei ole, aga sa korra põgusalt mainisid, kellele see raamat kirjutatud on? Jaa. Kelle jaoks, mis asi ta on? No tegelikult ma kirjutasin ikka selleks, et hirmu oleks vähem. Ja see vastasseis vahepeal läks eriti teravaks, et kõik need teadliku tasandi või ütleme see aktsepteeritud nüüd erialad, need psühholoogid ja kusjuures psühholoogia arste kõike õpib konstellatsioonis. Aga selline üldine seisukoht, kus on sellised erialad, et see vastasseis läks hästi teravaks. Ja tegelikult ma arvan, et sellel vastasseisul ei ole nagu põhjust, et las inimesed valivad, mida nad soovivad ja see raamat sai sellepärast kirjutada, et äkki ma saan anda oma panuse sellele nimel, et see selline oleks suurem mõistmine läbi selle, mida me õpime, et seal ei ole midagi sellist, mille vastu peaks võitlema keegi, siis see, mida me konstellööridena teeme, milliseid seoseid me näeme, et just viimase aja mu selline ütleme, põhisõna on selgus. Et ma toimetan nagu sellise nimel, et oleks rohkem selgust. Ja konstellatsioonid iseenesest loovad ka rohkem selgust. Ja kõik need teised teadjad, kes siin paralleelselt muid asju teevad, konstellööri õppes või konstellatsiooni õppes ka, kes on paralleelselt käivad ka mujal neid enesearengu kursustel, et see on kõik okei, et tasub võtta kõrvalt ka ja siis on parem sellel, ma ei tea, liikumise teel, saatuse teel püsida, et oma teel nagu olla, oma saatuses. Aga enne küsin su käest, et kas minna raamatu teed või minna otse nii-öelda teraapia või kohtumise teed, aga nüüd on teine küsimus, et kuidas valida konstellööri? Valik on tohutu, tuleb kogu juurde, et kuidas teda valida? Kas mees või naine? Siin on nagu eellugu. Kui nüüd õppe lõpetavad inimesed, siis 3 aasta jooksul on enam-vähem teada, et kes seal kui põgusalt on õppinud või kelle süsteem on raske ja kelle süsteem nii raske ei ole. Ja siis supervisioonist tuleb selline pilt, et see, kes tundus, et saab ilusti hakkama, et õnnestuvad konstellatsioonid, sellel supervisioonist tuleb selline klient, et ise ka mõtled, võtad peast kinni, et kust see nüüd välja ilmus ja tal ei õnnestu see konstellatsioon. Ja siis keegi teine, kes võib-olla, sa ei kujutagi ette, et kuidas ta nagu konstellöörina nagu toimetab ja et kas ta saab hakkama, võib-olla ei ole sellist nagu, seal peab olema selline nagu juhi, sellepärast konstellöör juhib seda, annab kindlustunne seda ruumi. Ja et kuidas ta seal küll toime tuleb ja äkki tuleb talle selline klient, et tema teeb supervisiooni ära. Nii et tegelikult kõik sellised näitajad näitavad seda, et igasuguseid konstellööre on tarvis. Ja mõnele ongi tarvis sellist konstellööri, kes käib näiteks ringiga, ei ole otseteed. Ja aegade jooksul on selgeks saanud, et
näiteks minu juurde ei tule eriti need inimesed, kes tulevad ühe teise väga tuntud ja tunnustatud konstellööri juurde, Maire Taska juurde. Meil on täiesti erinevad kliendid. Nii et iga ühe jaoks oma, mõne jaoks see, kes võib-olla nii sirget teed ei näe, et peab seal olema komistuskive ja kõike seda. Sellepärast see on selline nagu saatuse tee, et me ju iga inimesena saatuses ka peame mingid kohad läbima, et mõnikord näiteks see abistamine ei ole ka vajalik, sellepärast et ta enda saatus võib-olla tahab mingitest protsessidest läbi minna, nii et selline tagasihoidlik vaade kõigele sellele. Aga kui ikkagi tugevalt abi küsitakse, siis tuleb nagu seda abi nagu võimaldada. Nii et konstellööre on igasuguseid, tasub tunnetada, kes sobib, kes ei sobi. Mina olen tuntud kui selline rahulik aeglases stiilis konstellöör. On kiiremaid konstellööre, on võib-olla isegi aeglasemaid, kellel mis sobib. Okay. Tahaks seda sellest õppes ka veel natuke rääkida, aga ma annan sulle enne kingitused. Mul meeldib, kui külalistel lähevad silmad suureks, seda, et sa ei ole mu saate väga palju vaadanud või seda kohta näinud. Aga mul on saate sponsorid, toetajad, mitu ettevõtet ja nemad oleme kokku leppinud, et igale külalisele on siis kingikott. Kotti mul siin praegu ei ole, pärast annan sulle Prisma koti kaasa või mingi muu koti. Okay. Aga mul on tooted siin lava peal olemas või tooli peal tähendab, ma hakkan neid järjest andma. Hästi varjatud tooted. Just, et ma raiskan umbes paar minutit sinu ajast ja ma alustan mõningatest brändidest. Üks neist näiteks on esimesena kohe Ruth Terras, kodumaine bränd, mis teeb siis eeterlikel õlidel baseeruvaid kodulõhnastajaid ja küünlaid. See siin on kodulõhnastaja, mis on siis nendel mis on see bambus või puidust nendel tikkudel või kuidas nimelt pulkadel, et paned selle korgi maha sealt, paned vanituppa või ma ei tea, elutuppa kuskile ja need pulgad sisse sinna ja kestab sul mitu kuud. Vahepeal lihtsalt tõstab pulkasid ümber. Tundub, et selle firma küünal mul on olemas juba. Keegi on kinkinud. Võt, siis see on sulle. Ja kui keegi kuulajatest vaatajatest tahab endale neid tooteid saada, siis palun ruhterras.eu ja Kris Kala märksõna annab sulle ostukorvi hetkel, ostu tehes üllatuskingituse. Mis see kingitus on? Ma ei tea. Siis on meil selline bränd nagu Solarin Brands, kes on välja tulnud siis või maale toonud Nutrino Lab poolt toodetud smuutidega. Need on müügil enamus suuremates Selverites. Prismas ja Rimides veel ei ole, aga neil on 8 erinevad maitset, need on täiesti puhtad ja see siin hetkel on siis tehtud musta tee baasil, millel on lisatud mango, apelsin ja õun. Ja koostisainet ongi täpselt niimoodi, et nad on 4-3 koostisainet, 0 suhkurt, 0 mitte midagi, kõik on nagu päris toit. Puhas tervis. Puhas tervis ja musta tee baasil. Mitte kõik, aga see siin on, see on üks mu lemmikumaid, nii et see on ka sulle. Ja kui keegi tahab endale smuutisid tellida parema hinnaga, siis palun mine sinuheaks.ee ja sooduskood Kris15 annab sulle nende kastide soodustusi. Neil on smuutik kastides, ühes pakis on 8 smuutit ja seal on veel tooteid erinevaid, šokolaade ja muid asju ka, aga neil on need smuutid on põhiasjad. Siis on meil veel mitu asja sulle kohe siin. Et pärast tõstame siit laualt ära, ei pea siin ees olema, aga meil on sulle Kontamo brändi poolt Magnesium, mida me siin laual praegu joome. Ainuke erinevus on selles, et see Magnesium on siin minul valmistatud kannus praegu siis koos selle sama toote või tootja või maaletooja nii-öelda C-vitamiiniga, mis annab sellele värvi. Et ilma värvita, ilma C-vitamiinita oleks ta lihtsalt läbipaistev Magnesium, mida otse ära joo. Liiga kontsentreeritud, liiga rets. Ta on vedelal kujul, seda jagub sulle siin rahulikult, ma arvan, kuu võib-olla 1,5 sõltub sinu doosidest. Õpetused on koduka olemas, pärast saan lingid saata sulle natuke tilgutada, panna vett või panna smuutisse, kuhu iganes. Ja ta on 99,98% raku tasandil imendub Magnesium. Ta on väga võimas turul, mida konkurentsi peaaegu et ei ole. Ja kui keegi tahab endale saata neid, siis kontamo.ee ja kasuta koodi podcast ja saad -8% soodustust ja sama ettevõtte poolt tuleb sulle ka 4 raamatut. See on neil turunduslikult kaval trikk.
toode koos raamatutega, mis annab informatsiooni, miks magneesium on oluline erinevate haiguste juures. Aga samal ajal räägivad tegelikult ka sellest, miks nende magneesium on läbi teaduslikke siis uuringute üks paremaid, mis on välja töötatud. See on tegelikult mitte Eesti toode, vaid maale tuuakse. Meil on siin magneesiumiraamat, meil on natukene kaaliumist, vererõhust, meil on ärevusest vabaks ja selle seoses magneesiumiga ja magneesiumi seos kilpnärm talitushäiretega. Et need on ka sulle tuleva kaasa lugemiseks. Oi. Ja siis on mul sulle veel üks raamat. Jah, meil on selline ettevõte, head sõbrad mul teevad Million Mindset kirjastust, mis trükib siis rahvusvahelist klassikat ja samal ajal ka mitte klassikat, vaid ka uusi raamatud, mis eesti keelde lihtsalt muidu ei jõua. Ja nad teevad seda sisuliselt hobi korras. Neil on muud asjad kõrval, aga neil on raamatud, ma arvan, 30 tükki trükitud, tõlgitud ja siin on sulle raamat Buda aju, õnne, armastus ja tarkuse, praktiline neuroteadus, ehk siis spirituaalne ja loogiline mõtlemine, ratsionaalne mõtlemine kokku pandud. No inge. Tundub õige parts. Tundub õige. Ja kui sina hea kuulaja vaataja tahad miljoni raamatuid, siis million.ee ja Kris Kala sooduskood annab sulle -10% kõikidelt raamatutelt. Ja viimane kingitus, luban, rohkem pole, on Dr. Ohhira. Kindlasti seda brändid juba tead, võib-olla mitte, aga paljud eestlased teavad. Dr. Ohhira Eesti turul väga kaua olnud juba, ma arvan, 5-6 aastat kindlasti toovad maale probiootikumeid, mis on Jaapani põhinev toode, üks väga kvaliteetne toode maailmas ja erinevad probiootikumeid tooted ja siin on sulle siis üks standard 12 ahelaga 3-aastase fermentatsiooniga probiootikumi toode kuur. Vinge, suur tänu. Just, ja kui keegi tahab endale neid Ohhira tooteid saada, siis ohhira.ee ja sooduskood Kris Kala annab sulle -15% kõikidelt Ohhira toodetelt, nii et mine shoppa, jõulud on tulemas. Aga ja jõulud on tulemas, muuseas raamat on ka, minu enda raamat on siis ka natuke sellesse aega. Sellesse aega, just. Raamatud on ideaalne kingitus ja see on ka põhjus, miks me tegelikult oleme sinu saate siia detsembrisse ka sättinud. Ongi see sama põhjus, et jõulud on tulemas. Kui otsid endale kingitus, siis kõige parem viis, mida saab teha minu arvates või kink on tervis ja see on nii füüsiline kui ka vaimne. Ja kui antud hetkel see raamat on konkreetselt siis vaimse tervise suunitletud, tegelikult on ka füüsilise tervisega seotud, kui sa lahendad enda vaimse probleemid, et aga palun mõelge selle peale päriselt. Tõsta need eest ära siit ja saame kohe rääkida sinuga järgmistel teemadel. Tuleme selle juurde, ma ühendaks 2 küsimust korraga, et me natuke korraks sellest ka põgusalt sa mainisid ja puudutasid, aga süsteemne truudus, just nimelt see pool, et miks me jääme inimestena kinni seljakott kaelaine ja käime läbi enda esivanemate teekondasid ilma, et me tahaks tegelikult seda muuta ja see on ilmselt alateadlikult, ma saan aru. Ma ei usu, et keegi teadlikult saab teada, et ta kannab mingit koormat ja mõtleb, et ma siis jätkan selle kandmist kui mingisugune suur meister. Et pigem on see alateadlik. Ja teine pool on selle süsteemse truudusetu juures küsimus, et kui kaua võib kesta üks lahendamata asi? Meil räägitakse 7 põlvkonnast, kas on lootus, et kui ma näiteks täna ei taha tegeleda, siis ma ütlengi endale, et tead, mina ei võtta vastutust, ma ei tegele, ma ei taha ja mul on mõnes pohhui. Loodetavasti minu lapselaps ei pea tegelema, sest ta on 8 põlvkond. Tavaliselt me sinna 7. ei tea täpselt, mis sündmused seal oli. Liiga kaugel, jah. No, hea on teada seda, et iga põlvkonnaga see süsteemne mõju väheneb. Et kui seal on juba mingi sündmus olnud 5-6 põlvkond, siis mõju meile siia on ikkagi väiksem. Ja suurem mõju on otsustest esimestest liinidest. Kuni 4 põlvkonda on ja seal on teatud teadmised meil ka olemas. Aga süsteemile jääme truuks näiteks võib sellise üldistuse teha, et tavaliselt jäävad nagu nooremad lapsed. Sellepärast, et need, kes on viimased, nende sünd võib-olla ei ole võib-olla oodatud või et nad on saanud selle võimaluse siia sündida tänu sellele, et keegi näiteks ei saanud sündida. Kuskilgi on olnud näiteks siis raseduse katkemine. Ja siis need viimased lapsed tahavad oma saatuse teel
olla hästi tänulikud läbi selle, et nad nagu hästi palju annavad süsteemile. Et võib-olla tahavad seal süsteemi mingeid osasid päästa ja nad toovad ka need sellised energiaga laetud kohad, mis ei ole saanud lahendust, nad toovad ka need välja ja jäävad nendega nagu seotuks. Ja siis ongi, et nemad võivad jääda siis ka kuni elu lõpuni seotusega, kui konstellatsiooni nagu ei kasuta, siis me ei ole teadlikud, millega me täpselt siin elus või mis veel on nagu varjatud tasandil olemas. Nii et ta on selline, ütleme, ta on selline nagu loterii. Et kellelegi süsteemist on selline saatuse osa antud ja on antud võib-olla sellepärast, et on ka ootus, et äkki tema saab hakkama. Nii nagu paari suhtes, et ükski paarisuhe või kooselu pole juhuslik ja siis me ka toome nagu omalt poolt midagi sellist, mis on kasulik teisele süsteemile, partnerisüsteemile ja partner toob meile, mis on meie süsteemile. Aga kas me saame sellega hakkama? Tavaliselt ei saa, aga kui me suhtes saaks nagu läbiks need teemad, mis süsteemidele on olulised, millega varasemalt pole keegi hakkama saanud, siis me muutume nagu selle peresüsteemi jaoks väga oluliseks inimeseks. Me oleme midagi ära teinud, mis põlvkondade kaupa on tegemata. Nii et kui näiteks paar tuleb konstellatsiooni, siis ma kogu aeg proovin leida seda kohta, et miks need inimesed kokku said. Ja tegelikult selle leiab üles. Kus see täienduse avamispunkt nii-öelda, kokkupuutepunkt? Ja, et mida siis tuli üks nagu teisele välja tooma või näitama ja mida tuli teine siis. Ja siis, kui see on selge, siis saab ka vastavalt sellele toimetada, et kas võtta siis see eraldi välja ja lasta oma süsteemidel toimetada, kusjuures kui on tegemist seal meesenergia ja naisenergiaga, et näiteks naises on rohkem sellist nagu kindlustunde andjad ja nagu meesenergiat ja mehes on rohkem sellist kodu ja naisenergiat, siis on ka niimoodi, et seda ei tasu kohe näppima hakata. Mul on koolitusel olnud selliseid paare, kus ma teatud harjutusi neile teha ei saa, sellepärast, et kui seal miski ei õnnestu, siis energiat nii suuren määral muutuvad, et need inimesed võivad lahku minna. Et see paaris suhete puhul on hästi oluline vaadata seda, kas mõlemad on selle liikumise teel ja kui midagi sellist energeetilist või energiate tasemel muutumist nagu teha, siis peab see enam-vähem samaaegselt toimuma, muidu tekib seal suur ebakõla ja ei ole mõistmist enam. Nii et juhuseid ei ole, need inimesed pidid kokku saama, pidid selle läbi elama, need sündmused ja kui tahavad muutusi, siis mõlemad koos. Okei, rääkides muutustest, see sama õppeprogramm, see õppe, kui inimene tunneb täna, et ta tahab, mõtleb selle peale, et nii väga põnev, väga kihvt, võib-olla mul on kogemus, võib-olla mul ei ole kogemust, aga ma otsustan, ma tahaks hakata liikuma selles suunas, et minust võiks konstelli saada. Nüüd, sul on, ma saan aru, sul on erinevad õpped ka, mul on kirjas siin 3 aasta programm, aga sul on või see on ka ainukene pikk, kui sul on veel lühemaid mingi variante ka veel? On lühemaid variante, aga see 3 aastat on palju parem. Ma ikkagi ei ole jõudnud nendega tegeleda, ma ei ole jõudnud neid turustada. Võimalik, et ma ka lihtsalt mingil ajal, see materjal on olemas, kirjutan ka mingi raamatu võib-olla selle koha pealt, et lihtsalt see õpe ikkagi on mahukas ja võtab nii palju nagu ressurssi, et pigem see ikka põhiprogramm, kus me mingid juhuslikke konstellatsioone need juhuslikud konstellatsioonid ei tarvitse anda nagu suures pildis tulemust, et mingi asi võib muutuda, aga võib-olla süsteemselt on seal vähem mõju, et tegelikult see õpe on selline ikkagi nagu arenguetapid, me käime kõik läbi ja siis meie peresüsteem saab hoopis teise kohta energeetiliselt
ja siis ta annab sellise parema terviku. Et juhuslik konstellatsioon on see, et mul on probleem, lähen, vaatan selle ära, aga võib-olla see probleem tekitab uue mingi seose, mis muutub samamoodi probleemiks ja siis käin ja nokin niimoodi ja tegelikult ei tarvitse palju paremaks minna. Kas selle õppeprotsessi jooksul võib hakata juba praktiseerima ka nii-öelda tööformaadis või pigem alles peale 3 aastat? Ei, 3. aastal me juba praktiseerime ja tegelikult 3. aastal peaks õnnestuma kuskil 5 konstellatsiooni enne supervisiooni ära teha. Nii et tegelikult on selline väike lisatulu tekitamise võimalus juba peale 2 aastat. Okei. Aga mis on kõige keerulisem selle õppeprogrammi juures või üldse konstellööriks saamise juures kõige keerulisem väljakutse, millega inimene võiks arvestada? Ma saan aru, et see võib olla individuaalitiga erinev, aga äkki on midagi sellist üldistatud, mis sa vaatab peale, näed ära, et kõige keerulisemaks on osutunud võt see punkt inimeste selle 3 aasta jooksul? No ei tea. No ikkagi keeruline on nendel inimestel, kellel taustsüsteem on väga raske. Et nad tahavad küll olla abiks, abistada, mõningad inimesed tahavadki abiks olla sellepärast, et oma süsteemi ei ole õnnestunud nagu paremaks teha, et ma lähen päästan nagu maailma või päästan teisi. Aga sa ei saa katkisena päästa maailma? Ei saa. Ja nüüd ongi niimoodi, et just see lõpusupervisioon näitab, kas süsteem on saanud siis 3 aasta jooksul terveks või ei ole ja on süsteeme, mis ei saa terveks. Ja siis... Aga mis see põhjus on, et ei saagi terveks? Et inimene ei võta vastutust või ei suuda lahendust leida või ei suuda endaga tööd teha piisavalt või... Miski asi on jäänud nagu varjatuks või saladuseks või miski ei ole õnnestunud ikkagi, ei ole õnnestunud kuskilgi suunas vaadata ja see hakkab siis seal energiates häirima, et need on tavaliselt mingid sellised rasked energiat, kuhu ei ole nii lihtne nagu vaadata ja kui see ei ole nagu nii väga endaga ka seotud, siis ei taha nagu sinna minna ja siis jääb mingi osa nagu puudutamata ja mingid harjutusi ei õnnestu läbi teha ja siis nii on. Aga ma ikkagi ei tea, et mis on raskus, võib-olla on raskus see, et kohal peab käima. Et õppe ei ole veebis ja ei ole võimalik kaugõppena läbida, et paljud on tegelikult küsinud, et kas peab kohal käima või pea. Nii et aga teisi raskusi, ma ei tea, minu arvates on kõigil see läbitav ja mingit erilist raskuste ju grupp veel aitab nagu oma teemasid paremini läbida. Ja kui sa kuulad teiste jagamisi, siis näed, kuidas teised liiguvad ja tahad siis, et endal oleks ka sellised liikumised, et tegelikult grupis nagu kõiki selliseid oma saatuse tee või oma mingid protsesse läbida on kindlasti lihtsam kui üksi. Aga kellest võiks saada, millisest inimesest võiks saada hea konstellöör ja kellel on see potentsiaal nagu olemas, et kas minust võiks saada näiteks? Ma usun küll. Aga mille alusel sa saad seda öelda nagu see mõttes, kas just selle koha pealt, et inimene, kes meid kuulab, vaatab, mõtleb selle peale võib-olla variandina, eks ole, ja siis ta mõtleb, et tekib mingi checklist, mida nagu vaadata, et oled sa, ma ei tea, spirituaalne, oled sa endaga varem tegelenud, oled sa käinud kuskil seal või oled sa piisavalt katki, siis on sul mingi eelistus olemas, et mille alusel aru saada, kas ma sobin või ei sobi potentsiaalselt? No kui grupp alles koguneb ja teeme selle esimesi harjutusi, siis mina ei oska öelda, kellest saab konstellöör, kellest ei saa või kas ta sobib või ei sobi. No ja 2 aasta lõpuks võib-olla just suur takistus võib olla see liialt raske nagu peresüsteem, et kus on tõesti palju vaja teha. Aga näiteks sakslastel on niimoodi või Bert Hellinger, kelle meetodi järgi me tegeme, tema arvas, et kõigist võib saada konstellöör. Ja seal õpe on ka selline,
et sa nagu õpid oma vigadest ja lihtsalt proovid ja katsetad. Aga meil on ikkagi siin teatud dünaamikad, mis tulevad siis vene koolkonnast, et meil on seal teatud protsessid välja toodud ja me kontrollime, kas mingi dünaamika on käivitunud või ei ole. Et, ja kui on dünaamika mingi olemas, siis on see lahenduse suund nagu enam-vähem teada. Et nojah, ikkagi kui mõistuses liialt kinni, siis on raske. Aga võib ka niimoodi öelda, kui sa inimene sa vaatad, kuulad juba, siis sul on mingi eeldus olemas, täna. Sul on ilmselgelt huvi. Huvi võib olema. Huvi ongi põhiline. Et minust sai ka konstellöör nii, et ma nagu nägin, ma sain abi. Järgmine päev olin, või ma ei tea, samal nädalal olin juba seal esindajana platsis on ju. Ja siis ütlesin, et ma tahan seda osata. Õpetage. Jah. Ja kusjuures mul gruppi on ka selliseid niimoodi inimesi tulnud, et ma nägin või käisin Ants Rootslase juures, meeldis, tahan ka. Ja siis peale seda jälle, kui ma olin siis juba proovinud ennast konstellöörin, siis ütlen endale, et nagu unistus täiesti oli, et eesti keeles seda õppida Eestimaal. Ja mul on tõesti täiesti eesti keeles. Et ja see ongi nagu unistuse käimise tee, et ikkagi kui me midagi oskame, siis on meil kohustus jagada, et neid oskusi ei tasu nagu ainult endale hoida, me peaks jagama kõiki neid oskusi, mis me ise oleme nagu, sellepärast kõik on individuaalne ja keegi ei ole kellegi sarnane ja kui kellelgi tundubki, et mis ma ikka nüüd siin ja näiteks minugi jutt täna, võib-olla teised konstellöörid vaatavad, kuidagi tühi jutt täiesti. Aga kellelgi teisele võib see olla selliseks väikseks päästikuks, et vaadata nagu teemasse rohkem sisse ja leida enda jaoks, sellepärast, et inimesed otsivad praegu seda, et seda materiaalset poolt tuleb ka nagu jälgida, aga kui ikkagi finantsilisi võimalusi on, siis inimesed otsivad, kuidas ise olla nagu paremas kohas. Nii et see on kõik okei. Nii et üleskutsega sulle, hea kuulaja, vaata, et me rääkisime siis raamatust enne, mine raamatupoodidesse, soeta endale, kingi inimestele jõuludeks, kellel võiks seda vaja minna, kellel sellest huvi on. Nimeks on Konstellatsioonid, mõttekriips, kas karta või kasutada. Autoriks on Kalmer Kase. Ja kui tahavad inimesed tulla eraseansile ehk siis sulle konstellatsioonisessiooni, siis kuhu mina peaks, mis see koduleht on sul? No samamoodi kui konstellatsioonid.ee. Konstellatsioonid.ee, just. Ja seal on ka üleval see õppevõimelus. Ei, õppeleht on tegelikult teine, on konstinst.ee. Paneme sellega ka siia kohe. Ja, et olen viinud need lahku, et ikkagi õppijatel oleks nagu oma, et need leheküljed leiad ilusti siit saate kirjeldustest ja ilmselt mingi hetk viskasid ennast ka ekraanile kuskil. Kalmer, viimane küsimus sulle, ehk siis lõpusõnad justkui mõne mõttes, aga see on ära selle küsimusega ja see on siis täitsa spontaanne küsimus, mida mul kirja pandud sul ei ole, aga kui inimene ei taha võtta vastutust, ma olen seda kuulnud hästi palju, see väide tuleb minust endast, sest mina olen sellesse kohta vahepeal jõudnud selle konstellatsiooni teemaga ja kindlasti on neid veel, kes on sama asja peale mõelnud. Mina olen tundnud ja tunnen ka tänaseni, et ma ei taha tegeleda oma esivanemate mingite teemadega ja tekib see ebaõiglustunne sisse vahepeal, miks pean mina selle pasaga nii-öelda tegelema. Et kui ma tegelikult ma ei taha sinna sorkida, ma tahan oma elu elada, siis, ja võib-olla keegi mõtleb sama asja, siis mida sina oskad siin öelda, kas see on ebaõiglustunne õigustatud või see on lihtsalt see, et ma tegelikult ei taha võtta lõpuni vastutust inimesena või on midagi muud veel juures ja mis sa veel lisaksid saate lõppu? Ma ei seostaks seda sellega, et sa ei taha võtta vastutust. Ja laiendaks seda teemat niimoodi, et iga asja jaoks on õige aeg ja õige koht. Kui keegi jõuab konstellatsiooni liialt vara, ütleme, et ma ei tea, keegi ütles, et pead minema, nüüd saad abi.
siis see ei tarvitse olla õige aeg ja konstellöör tegelikult peab selle ära ka tundma, et võib-olla ei ole õige aeg. Kusjuures on neid inimesi, kellel mina olen öelnud, et konstellatsioon sulle ei sobi. Et täiesti mitu korda tuleb praegu ette ja need on just nii väga mõistuses inimesed ja ebaõiglus selles, et miks mina pean sellega tegelema. Sellel on väga hea vastus, et ei pea tegelema ja lihtsalt see läheb nagu järgmisse põlve siis. Aga kui me tahame, et lastel ja lastelastel oleks parem, lihtsam, kergem, siis on mõistlik tegeleda. See on ikkagi vastutus. Selles mõttes ma vastutan selle eest, et minu lastel ja lastelastel oleks parem. Siis ma pean selle jamaga tegelema. Muidu tegelevad nemad. Ei tea, võib-olla jah, ongi nii, et järgmine põlvkond on teadlikum ja võib-olla mul ongi see raske, et ega mõned asjad võivad niimoodi edasi minna ja võib-olla mõni asi on nii suur, et selles elus nagu me teeme maksimaalse, mis meil õnnestub teha ja järgmised teevad edasi, sellepärast, et meie aeg on ikkagi selline, et meist jääb maha märgid. Märgid jäävad maha, millega me oleme tegelenud, millised on seosed olnud, on fotod, on filmid, ei ole nagu miski enam nagu kadunud. Ja võib-olla siis ka kõik need vestlused sinna juurde vanasti, näiteks minu kodus ei räägitud isegi seda, kes on mulle sugulased, sellepärast, et see oli ohtlik. Et võis lapse suu võis midagi välja rääkida ja ma ei tea, mis ajal, ma läksin küllalt vara kodunt ära ka, et Tallinnasse spordikooli läksin, vist 15-selt läksingi spordikooli, jah. Nii et ma nagu olin teises hoopis dimensioonis ja ma tükk aega ei teadnud, kes mu sugulased on. Alles hilisemas, see maakoht tegelikult, ma olen ju sealt kaugelt Lõuna-Eestist pärit, et ei räägitud lihtsalt neid asju ja nüüdki ma otsin taga mingit albumi, kus mul on, ma mäletan lapsena, ma tegin albumi korda. Muuseas, ma arvan, et see oligi see, et minust sai konstellöör. Et vanematel olid kõik fotod olid ühes karbis ja siis oli üks album, kus oli ka vahel fotosid ja siis mulle meeldis, et ma tahtsin seda albumi korda teha. Ja vaat sellised sündmused või kellelgi tuleb nagu tahtmine, et ma tahaks nagu sugupoolt natuke uurida ja sellised sündmused viitavad sellele, et millegagi on tarvis tegeleda. Ja täitsa võimalik, et minust sai konstellöör sellepärast, et kunagi, ma ei tea, kui vana ma võisin olla mingi 12, kui ma seal kleepisin neid fotosid albumi. Nii et tegelikult iga asja jaoks on õige aeg, õige koht. Ja ma ei ütleks, et kohe, ma ei tea, püstoli ähvardusel mine. Et pigem usaldage oma tunnet. Aga see ei ole ka kerge teema, et iga inimene peaks kuidagi tunnetama ikkagi, et kui palju ta ennast usaldab. Sellepärast konstellatsioonid on ikkagi sellise sisetunde usaldamine. Ja kui sellega on natuke kehvasti, siis tuleks võib-olla siin natuke toimetada sellega, et kui tuleb mingi tunne, et siis uskuda, et see on õige, sellepärast järgmine on mõte, et esmane just, et minna tagasi sinna esmase juurde, et mis oli tunne. Nii et usaldame elu, usaldame saatust. Väga ilus. Aitäh sulle, Kalmer. Ma tänan samamoodi väga kingituste ja kõige selle eest, mis ma siin kogesin nüüd. Esmakordne. Väga lahe. Mulle väga meeldis vestelda sinuga täiesti teistmoodi konstellatsiooni teemadel, kui varasemalt olen võib-olla Ants Rootlusega või mõnegi kellegi teisega vestelnud. Ma loodan, et kuulajavaatel oli ka huvitav kuulata üle pika aja minu podcastis konstellatsioonide kohta ja loodetavasti sa lähed
ja soetad endale raamatu, kingid selle näiteks kellegile ja kui sind tõesti kõnetas, siis võta võimalus kasuta, kirjuta, mine õpi, mine koge, loe, tunneta ja ega muud ei olegi. Tee üks teine, mulle see teine on tasuta sulle, palun jaga seda saadet vähemalt ühe inimesega, kellele see sisu võiks korda minna. Niimoodi said levitada minu podcasti ja ka külaliste sõnumit ja pane like ja subscribe ja siis sa näed rohkem neid videosid, mis siit üles kerkivad, sest et teemad on suhteliselt sarnased, sügavad alati, põhjalikud, detailsed ja siuksed eksistentsiaalsemad, aga kui see on sinu vibe või sinu nii-öelda sagedus, siis oled aga teretulnud siia ruumi. Ja muud ei olegi. Näeme juba järgmistes podcastides. Tšau, tšau!